Siis ei midagi. Jätame poolt. Mellipäev, mul on pohmellipäev, mellipäev, Tere! mellipäev, mul on Pohmellipäev. mellipäev. Ja läbisegi rääkida on ju, kindlasti ei aja kettasse kedagi. Stuudios on Mait Vesker, Maiduk, hei, tervist, ütle ka kuulajatele Tere. Ma olen siis 3. kord juba siin. Ja, kuigi ma teen nii, et sa ei pettuks, et kui su nime taha tuleb 2, et teine kord, siis mul on see, et ma siis ei arvesta, kui keegi rottpunsa on ennast kaasa pookinud ja poole episoodi pealt liitub, siis see ei lähe kirja. Siis teist, jah. Ma olen nõus. See on hea, jah. Et ma mõtlesin, jah, et teeks siukese recapi, et ma siin umbes täpselt 2 aastat tagasi tulin külla sulle ja siis nüüd tulin 2 aastat hiljem uuesti. Oota. Ja mul on see sama Volvo vest on seljas, mis oli tookord. Selle panin ka. Kas meel on veidi selgem? Ja püksid on ka sama firma omad. Oh shit! Meel on mustem. Mustem, aga siis sa olid veel seal, kus polnud veel see meelemustus jõudnud, nagu öeldakse. Kes see nii ütleb? No, et kui jõuad pealt veel koju, siis on nagu see, et tere teet oli nice reisk. Tavai kodus väike 1 pits võib-olla veel ja siis hommikul on see must, või kui on see, et nüüd peab fuck magama minema. Ai, see kuidagi jah, sujus ilusti. Aga võib-olla ma olin siis veel noorem ja naiivsem, vaata. Nüüd ma olen ikkagi, ma tulingi siia tegelikult kurtmana. Just. Et ma olen väga vastuvõtlik võib-olla siin keskkonnamõjudele. Ja see tume pask, mis taevas on, see ajab meile natuke mustaks teada. Kas sa oled ka väikest viisi siis kliimaturism, või mis see on? Kliimapagulane. Kliimapagulane. Ma olen viimased 3 aastat seda harrastanud, jah. Praegu hoiab mind tagasi ainult minu enese laiskus, et need piletid ära soetada, aga ka see aasta on see plaan, jah. Oota. Tore, mul nii vihkan, alati oktoober või november tulevad need reiside grupichatid hakkavad tekkima, siis on teada, et kõik näevad, et õhtu läheb pimedamaks ja mind vist üldse ei mõjuta või äkki ma ei registreeri, ma elan mingisuguses, ma ei võta vastu nagu surun alla. Võib-olla. Ma ei ole mitte kunagi nagu see kambakesi reisile. See on horrible, aga siis on veidi see, et siis ma vähemalt käin. Ma ei ole seda kunagi suutnud nagu alati, minu arust on see, et suvel kõik hullult räägivad sellest, aga keegi kunagi ei käi. Sellega on, minu arust on see niimoodi olnud. Me pole seda kunagi suutnud korda saata. See nagu, kuidas siis nüüd pealtnägija saatest läbi käinud näitlejad võib-olla hommikutundidel plaane pidamas. Sama energia. Jah, võib-olla, jah. On, jah. Teeme ära, kuule. Teeme ära, reisk. Jaa, muidugi. Aigelt head mõtted nagu, jah. Sama, teeme, mees. See on lebo, mees. Teeme, see on nii lebo tegelikult. Ja teine asi on see, et kestva reisi ajal järgmist reisi planeerida. Kuule, see on nii hea ikka, et teeme ikka seekord, paneme suvel juba paika selle märtsikuuse reisi. Siis on hästi. Ei pea nagu, saab odavamalt ja minu meelest ei saa liiga palju odavalt. See kõigub mingi paar sotti see pilet, nagu nad ei ole nii lollid, et 5 kümpsiga taisse, nagu kui aasta ette ostad. Saavad mingi 6 sotti, 7 sotti vahel kõigub kogu aeg. See minu arust ei ole ka, jah, mingi liiga täpne see. Või tähendab liiga palju ei säästa, jah, aga siin on haiget plaane võib teha, aga minu arust me pole isegi suutnud nagu oma siin kuradi Lättigi minna, vaata. Jah, rääkimata Palangast. Oled sa käinud kunagi Palangas? Mu pere, paps läks oma siis nii-öelda uue perega. 40 ei ole. Ikka nutan taga. Eesti! Aga see läks sinna ja ma terve aeg, ma üldiselt, ma olen nii siit kuulaja, et ega ma ei uuri väga midagi. Keegi ütleb, ma läksin Palangale, mõtlesin, et what the fuck, kuidas sa kuidagi Kariibidele minna saad nagu. See kõlab nii kuidagi troopilise nimega, või mitte troopilise, vaid soojamaa nimega on see Palanga. See on mingi Leedu rannik vist on ju. See on nagu Pärnu vist. Ma olen ühe korra nagu hetkeks sattunud Palangale.
see oli selline, eks ma ikka teen elus häid otsuseid ja suurepäraseid plaane ja siis selle asemel, et siin tolleaegse pruudi siis mingi sugulase pulma minna, näpud püsti panna 3 päevaks, otsustasime hoopis, et meil olid seal mingid tülid majas ka, et tülide siis pehmendamiseks lähme hoopis Satta festivalile. Ja sealt siis õppisin terveks eluks ajaks sellise lause, mis ma ütlen päris paljude inimeste kohta, kes mingeid asju teevad, et õlid hakkavad asju ajama. Ja see oli täiesti mingi kohutav košmaar, väga pask festival oli see. Mitte üks haige line-up oli, aga peaaegu keegi ei jõudnud. Ja siis mingi aeg ei saanud süüa, siis läksime sinna kõrvale mingisuguse hotelli, mis on aastast 94, vaata samasugune on. Kahhelplaat põrand igal pool. Muidugi, ja siis see palk, vaata. Kahel ja palk. Ja siis mingid eriti halba toitu sööma ja siis palanga oli seal samas lähedal, et sai korra palangas pitsat söömas käidud. Olid siis head vaated? Palangal või? Läänemerele. Ma ei jõudnudki nende vaadeteni, et saime korra poes käidud, korra Rimis ja siis korra ühes pitsarestoranis ja siis tagasi, et ikkagi FOMO oli nii jõhker, et tagasi Satta festivalile mätta vahele kõndima, seal oli vaata tead see, kus fester tehakse põllu peale, kus muidu ei kõnnita. Ja siis kõnnid, väänad jalga kogu aeg sinna mätta vahele vaata ja ilusti lõi veel äikest ja häälega tulime veel, super teema. Siis sul olid veel pikemad juuksed vist. Kindlasti, siis oli see periood. Velvet pintsak ja ma olen näinud küll neid pilte. Mul oli ka siuksed, aga õnneks mul oli orkut pandi kinni, mul oleks mul oli üks sinine samet pintsak oli küll, jah. Lemmik, ainult püksid full mingi igihais juures. See on mul see jakk ju, see on mu põhi, see on mu isikususe osa nüüd. Ei, pintsakul on hea, neid palju taskuid. Saab noti. Viskasin kiirelt pintsaku peale, et Cherry Choice mahub ära täpselt siia. Kuhu veel ei pidanud õli tilgutama, pre-mixed Cherry Choice. Mahub siia vöökotti ära, et kena 40 euro eest nautida festivali, mille line-upi kohaselt peaks pilet sott 50 olema, aga ei, see tuleb epic. Aga see mingi, mis see vist Fester? Satta festival. Kes oli mingi žanrikas või? Umbes nagu kaparokk või? Mingit elektrooniline rohkem. Damn funk pidi olema, jäi ära. Seal siis lõun oli, vaata, too aeg oli lõun hästi pop. Siis lihtsalt kuskilt kaugelt vend, vaata, mängib enda lugusi, siis sa seal live külmetad ja oled selle mingi jälle seal mätaste vahel, vaata. Põlluais käib üle peale. Ja siis veel äike ja ühesõnaga ma ei tea, vaata, mida vanemaks saad, seda vähem tahad festivalil käia. Aga siis ma sain juba tol ajal aru, kui see oli ka halb. Telk ei olnud, ööbimine oli mingi. Ei, see oli muidugi telk, mis see on. Fuck, mõnus kuradi nii selle märja lapiga kotte pesta kuskil telginurgas, nagu lased korra lapikule. Ma ei hakka sinna duši alla minema, siin prügikottide vahele. Looda sa, et seda oli. Lemon Haze on peal pärast kottidel. Ei, Lemon Haze on mingi sort või? Lemon Haze on savusort. Savusort, oi, vahele jäin. Rääkisin splindrisse ennast praegu. Aga ma sain seda teada, kui ma Hollandis käisin. Jah, just, ainult siis seal. Ja Colorados. Nimetad ainult kohad, kus see legaalne. Ja mõnes muus Ameerika osariigis. Aasta hakkab läbi saama ja ma hakkasin tegema mingit vaatame, kui lahe aasta oli, sest et come on, oli ikka või. See oli lihtsalt järjekordne number. Järjekorras lihtsalt 2025. Mingid asjad õnnestusid, mingid asjad absoluutselt mitte ja enamus sellest juhtus millegi kõrval, vahel või ajal, siis kui me endale korrutasime, et ei, kõik on ju tegelikult hästi, kõik on ju hästi tegelikult. Aga kui ikkagi veidi rohkem otsida, siis tegelikult meil mingisugused boonused ju olid. Ja ilmselgelt ma ei mõtle seda korda, kui sa endast mustvalge pildi Facebooki panid ja kõik arvasid, et sa oled surnud. PS, ärge pange endast mustvalgeid pilte üles. Mu esimene reaktsioon on alati, et issand, see suri ka ära nüüd. Anyway, lõppevastu tegelikult sisaldas boonushetki küll. Kui proovisid midagi uut, kui miski peas klikkis, kui tegid mingi otsuse. Küll sita otsuse, aga tegid vähemalt mingi otsuse. Ja ma ei tea, kas sa panid tähele, aga kõige selle taustal asjatas asjalikult ka Vivatbet. Higimull otsa ees, et seatud eesmärgi jõuaks täidetud. Eesmärgi, milleks on, et Eesti oleks mänguks valmis.
mis mänguks? Mida see Vivatbet ajab alati selle mänguks valmis asjaga? No polegi oluline. Kas sa näiteks oled valmis? Valmis, et elu elada, et tööd teha, et otsustada, et proovida, et riskida, et ennast ületada ja enda ja teist üle rõõmustada ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. No et nii olemegi mänguks valmis ja seda on ka Vivatbet. Lihtne. Näeme juba uuel aastal. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Ma käisin üks festival viimane, kus ma käisin vist. Siuke, kus oli ööbimine. Aga meil vist oli mingi õnneks öömaja. Millegipärast oli mingi telgi meenutus, aga ei olnud tegelikult oli Siget. Oli Ungaris mingi aastal 2009 äkki. Ma olen kuulnud selle kohta, jah. Ja seal oli see, et jood ennast suht täis. Ma olin Ursula üks viimaseid ja esimesi välismaa laive oli seal. Ansambel Ursula esines Siget festivali. Kes see selle sinna sokutas? Ma ei tea. Ja seal minust polnudki nagu Eesti telk, vaid seal oli lihtsalt mingi lava, kus on nagu, ma ei tea, Baltics lava või midagi. Eesti, Läti, Leedu bändid, nagu keegi Palangas, mingi ska-bänd ka kindlalt. Ja siis seal ma filmisin neid. Ja siis saad aru, mingi Chemical Brothers mängib pealaval on ju, mine persse, kõik on jumala ootavad ja teisel päeval, kui Ursult tuleb. Siis ma joon ennast nii täis, et ma satun mingisugusesse veidrasse Coca-Cola telki, kus on eriti lahedad baarmenid, teevad shot nagu kokteile kuulilt. Ja siis terve aeg olin seal, tellisin jooke lihtsalt. Ja siis lähen pein lavale. Chemical Brothers lõpetas just. See oli see kirikutuur, kus neil oli see full mingi visull käis üle nagu haige asi ja siis ma olen kuskil vaatan, kuidas ta miksib miksib kokteile lahedalt. Kuuba Libret teeb sulle selle. Tegelikult kõik on lihtsalt see onini või mis on monini siirupit veid sisse ja võt see on see, kus sa selle shakeri selja tagant viskad, vaata. Iga 10 feilib. Ups. Ja siis on muidugi see lahe baaritrikk on, kui sa teed vaata selle õlle, vaatad, et selle teise poolega lahti, mitte nagu selle tavalise selle vaid nagu tõmbad niimoodi kuidagi vaata mingi laksuga lahti vaata selle õlle, see on nagu äge ja siis see on muidugi äge, kui juba pannakse see mingi viis, kuidas õlut valada, et sa tõstad selle pudeli sinna püsti sisse ja siis ta nagu niimoodi valab täpselt ära vaata, mingi selline lahe trikk, et su jooki ikkagi mingisugune 20 erineva näomehe või seal laomehe mingisugune näpumustus satuks vaata. Kuidas me saaks hinda tõsta 3-kordselt? 3-kordse pealt 7-kordseks. Teeme lahedalt neid jooke lihtsalt. Lisame mingi elemendi juurde ja maksame sellele tüübile miinimumi. Ja siis 7-kordse hinnapon. Ja siis on see liiga entusiastlik baarman, vaata, mõtled, see on midagi kriipsutanud ja miks see on siuke baarman on see. Ja siis see räägib sulle mingi haige loo selle kohta, vaata. See on siin Blueberry Collins, et ta ei ole päris tavaline Tom Collins ja me panime siia mustikalist hõngu ka natukene juurde. Ja ei, väga mõnus on, soovid maitsta ja siis ja just teeb seda kõrre trikki, vaata, kus ta tilgutab endale seda kõrrega, mingit seda, kutab 3 tilka endale, vaata selle kõrrega, mine, oi kui ägene, 14 palun. Mis see nimetus on? Baarmen, aga kui sa oled nagu sommelier, just. Vaat sealt tuleb juba respekt veidi, kui need on nagu siuksed, käid seal Ormi restos ja siis on nagu lihtsalt tüüp, kes tegeleb veiniga ainult. No see on äge ju. See on nagu siuke, et türa, sa ei ole, respekt selles mõttes, et ta ei saa alkohoolik olla. No ma seda ei usu tegelikult eriti. See on just alkohoolikule kõige parem on olla mingisugune tööl seal, kus juuakse, et siis kui sul on mingisugunegi kohuse tunne, siis sa suudad niimoodi mõõdukalt juua. Harjutad ennast tavainimeseks, et sa ei lähe kogu aeg blackouti. Jah, just. Sest ega kui ma mingisuguseid niisuguseid pidusid teen, mis on nagu alko keskel, siis ma pean ikkagi nagu DJ, ta peab olema mitte kõige rohkem purjus inimene ruumis, aga ta peab olema rohkem purjus kui kõige kainem inimene ruumis. Ta peab oskama pitsi teha, kui pakutakse. Just. Pool teed ära ja kurat, aga ma ei suudaks, sest mul on see, et mul pole õnneks sellist asja ei ole, et umbes stand-upis lavale pakutakse väga pitsi, ma ei loo sellist õhkkonda. Aga seal mul läheks küll hammasverel, kui keegi annab pitsi, ma teeks kindlalt terve ära. Mul ei oleks see, et kutit ma tead pealt veidi võtan, pean ikkagi veel setti tegema. Tead, ei, ma ikkagi, kui mul ikka mingi enda esinemine, siis ma ikka ei võta midagi enne.
et see stand-upi värki ei saa niimoodi teha, noh. Sul hakkab pea peeretama ja improvisatoorsele jääb nagu vähe seda aega ja me müüme ikkagi illusiooni, et me oleme kõvad pulli ja peavennad, aga stand-uperid on vist kõige pehmomad üldse või? Selle ringi osas küll, jah. Mis on nagu positiivne tegelikult. Meie olemegi need ainsad parmud seal. No siin on see, et Eestis seda küll Tän hakkas ka viisakaks nüüd. Tule, ma nii samastasin su klipiga, sest ma kutsusin Tänni soojendama Tartusse, sest mul oli, Maria ei saanud tulla, Tännil tuli mingi voice message või oota, mul on alles. Loeme ette nagu jumala pohvi. Uurisin lihtsalt, et hei, saad tulla, bla bla. Aha, ei. Nüüd otsime hästi pikalt seda. Oota, see pidi olema ju midagi... Ikka igas podcastis tuleb korra Tännist rääkida. Leidsid ülesse? Ma vahepeal räägin lihtsalt taustaks, vaata. See, kuidas ta teeb seda, kus ta kuulab sind, siis ta on nagu cool. Las ma räägin sulle enda mõttest hoopis. Värdjas. Nii, ahah, nii, türa. Okei, Tän, ahah, nii. Tän on tore poiss, olge nüüd, et ta on ikka lõbus ka. Ahah, nii, pakkusin uuest 8 mintsa, et Eeri hostib, teeb alguses, kutsub su peale ja siis teeb, kutsub mu peale, on ju. Väike vanemuises. Tän vastab, kuule, tahaks. No kindlalt nagu kirjutab nagu kuradi, ma ei taha nüüd soopõhiselt kuidagi üldistada, aga kirjutab mitme erineva chati mulli kaupa. Võib-olla see on ainult minu elus see, et võib-olla siis minu liigikaaslased on need, kes teevad paragraafid ette ära ja vaitavad send, nii et tekib siuke üks suur mull. Ja siis see on isikupõhine, mitte soopõhine. Mina olen ka see rõve inimene, see, kes paneb plõng. Siis on fine. Ei, no nii, räägi, mis selle siis. Siis on, kuule, tahaks, vastas ta, aga ma plaanisin end üles puua, okei, väike joke ka. Tegelikult olen veits tõbine ja tahaks ravida, aga tänan pakkumast. Nii, oleks võinud siin ära lõpetada. Ja siis sulgudes, kui müük oleks sitt, siis kindlalt tuleks. Ehk et kiirelt väike see vihje, et mul läheb nii hästi, et ma ei pea tulema tõestama. Aga samas järgmine päev küsib, said lahendatud või? Siis üle järgmine päev leidsid kellegi või? Et ta ikkagi tahab teada, kuidas läks, mitte sellepärast, et ta hoolib, vaid see, et kes siis lõpuks tuli. Ja, et kas see, kes tuli, on temast parem või halvem. Et kas ta on kade või ta tunneb kahjurõõmu. Lõpuks tegime lihtsalt nii, et Eeri tegi pikemalt, aga seest Tän pakkus jumala hea mõtte, et keda võtta ette soojendama on Richard Kaarna, see üks mustkunstnik, koomik. Nii. Ja ta on napilt ei jõudnud Tartu showle, aga sealt jäi mõte kõlama ja siis tegime Sindista, nii et tema Sindisse tuli tema ja töötuse. Megalt nagu, jumal tänatud, meil paus oli, ta pani saali niimoodi fucking värisema ja 70 aplausina. Mis ta tegi siis? Nagi huumoriga, ega ma ei kuulanud, huumoriga trikke. Et tal oli ikka ette valmistatud mingi kohver ja värgid ja lavale ja pull, tuvi vist päris ei lennanud, aga nagu proper asi ja hästi skilled ja pärast tegi mulle kaarditrikki, mul jäi lihtsalt karp lahti, ma ei saanud sittagi aru, nagu sa ikka eeldad, et veidi näed läbi ju sellest sitast. Hui näedki. Hui näeb nagu. Ja siis ühesõnaga, et noh, oli hea korra testida, aga kui nagu nii hästi tüüp killib, siis võib-olla nagu enam ei kutsu. Ja, see on alati jah, see. Aga mega, et kui sul on vaja mingile üritusele, sul on ükski fucking laisk no lifer koomik ei viitsi sulle vastata e-mailile, et tule esinema mu sünnipäeva. Richard Kaarnale kirjutab, epic, garanteeritud meelelahutus. No ja seda on selles mõttes niisugust asja on võib-olla, ta on nagu veits universaalsem ka vaata. Kuskil sünnipäeval seal väga palju ei ole teinud, aga kuskil seal lauanurgas teed oma bitti ja ootad oma ümbrikut pärast, et see nagu, see on jah, ta on ikka siuke. Ma ei tea, mis, oled sa saanud ümbriku või? Reaalselt nagu... Ikka. Ma ei tea, mis seal on, kas mul on mingisugune kartus või häbi raha ees või, et mul on äkki mingi soon on vale, et ma tean, et paljudel on see, et vittu tõrva, kui ümbrik tasku on ju, võimu tunne kuidagi mul on nagu see, et kui tuleb nagu see on siuke, annadki niimoodi praegu, siuke alasti tunne on siuke nagu veidi häbi, et ma nüüd saingi nagu võtta öökapi peale. Mulle küll meeldib ümbrik. Ei, mulle väga meeldib, aga noh, eks me deklareerime kõik selle sissetuleku. Et kui see läheb pangakontole, siis noh, võib-olla see lihtsalt
kaob, säästud. mul on ju kassa ka firmal ometi. Just, täpselt. Et, ja seni, kuni me ju midagi sellega ei tee, siis nii nagu jõukad jäävad jõukateks, on see, et neil raha seisab lihtsalt. Kohe, kui sa midagi ostad, sa pead makse maksma. Hakkame tegelema sellega. See on hea, kui ta seal seisab lihtsalt. Ja siis alati on see, et aga kuidas sa elad siis? Ei, võlgu võtan. See on see põhiskäbmist. Ma võtan laenu ja siis see on laen, ma selle pealt makse ei maksa. Elan enda vara põhjal ja saad laenu võtta vist. Ma ei või laenuta. Kõik pakuvad. Pohhui. Ei, see on kena jah, siin tead stand-upiga elatist teenida. Nüüd, kui ma võrdlen seda 2 aasta tagust aega, siis oli nagu siuke, siis oli nagu hurraa, vaata. Siis oli nagu, äge. Aga nüüd on juba see, et tahaks midagi uut. Nüüd on juba see, et tegelikult võtad for granted seda kõike. Muidugi, jah. See lemmik loaded fries on üle visanud. Tahaks midagi uut. Ja. See nagu it doesn't do it for me anymore. See ei anna enam endale aru, vaata, et mis privileegi otsas istud. Fuck, ma pean homme jälle esinema täissaalile. 1500 euro eest. Perse. Ja. Türa küll, jälle. Peab loivama kohal ennast kuhugi Pärnusse suve peale. Ja, jälle mingit ühe õhtu eest tonn 500. Selle võiks kontekstist välja võtta. See on, jah, aga eks see kurnab ka. Sa ei ole väsinud sellest või? Ei, mul on see, et mul vist praegu on selline bliss tunne, sest ma eile just lõpetasin oma selle sodituuri filmimise ära. Läks jumala hästi õnneks ja siis praegu on, seni ma olengi saanud nii, et kohe, kui on see tuuri aeg, siis ma olen sättinud endal nii, et mul on just ka vabandus, et ma ei pea midagi tegema muud. No veidi ikka teen asju, mingid eeltööd, mingi meili peab vastama, aga üldiselt mul on kuklasse vabandus, et mul on tuuril praegu. No, et kui on see, et homme või ülehomme on show, siis ma hoian suht chillina. Et veidi, tõenäoliselt homme juba on väike siuke sellele pidi vastama, sellele on võlgu raisk, selle pidin e-mailid, selle pidin kirjutama vittu. See ei ole nagu selles bliss illusioonis, et ma olengi tuuritav koomik. No aga seda siis tuleb nautida. Ise ka kohe tuurile ju. On jah? Millal see lõpeb? Jah, kuradi, tähendab, kui te seda kuulate, siis peaks juba tuur üleval olema. Väga hea. Et ostke pileteid ja ma ei tea, kas ma landing page'i selleks ajaks viitsin teha, aga küll te leiate. Ja see... Aga ei... Eks me peame tugevad olema, Mait, et vastu pidada selles industris. Selles virvarris on ju. Võib-olla ma sellepärast ongi see ülpimus tegelikult, et mul on ju homme vaja esineda. Jah. Vaja kodus natukene eeltööd selleks teha. Homme sul on see mehekoolitus. Mehekoolitus, just. Aga mul on nagu lihtsalt, tegelikult see on viimane. No see oli ära juba, aga jah. See oli viimane. See oli väga hea, väga edukalt läks. Ja, seda kindlasti. Selles mõttes muidugi küll. Mingit suurt õnnetust kindlasti juhtunud ja ei pea välja lõikumised. Ei, kõik titi-miti. Nüüd on ainult üks asi, on vaja see aastavahetusel. Kuradi lolli peaga olin jälle nõus midagi tegema, et on vaja see aastavahetus ära kannatada. Ja... Kas see on see vallalist? Jah. Kuskil kardina taga jälle pitsi panna lihtsalt. Jaa, seda ma olen seda viimasel ajal päris palju teinud sellist asja. Ja siis on vaja minna sinna kuradi soojale maale ära ja soojal maal tuleb ikka töötunne eestlasel peale, et saab ikka natuke läbaks tööd teha ja meile vaadata ja 3. espressot teha endale. Ja. Või seda cortadot. See on mingisugune nagu espresso, aga piimaga. Ma mõtlen õlut juba lihtsalt. Koronita, väike koronita. Ja. Need on head. Oota. See, mul on täna pohmell. Reaalselt. Mul on nagu, ma tegin selle, et ma eile lõpetasin ära sõpruses, viisin auto, andsin Elerinule, tõin tähtsad failid koju, siis jalutasin ükskõike, kus oli open mic. Setti ei teinud. Tegin lihtsalt 3 topelt kanget ja 1 pitsi tee peale kaasa ja kodus üks väike mingi veider Koskenkorva 21 volline, mingisugune veider tsitruseline jook, pre-made kokteil. Ja siis kopeerisin faile ja täitsa käre on olla, aga ma 6 aega olin
tubli kuni oma sünnipäevani, siis tegin EMS-iga paar konjakit mõnus. ja nagu ongi pohmelli tunne, mitte see, et mul on alkomürgitus, sest et ma ikka varem olen nagu põhimõtteliselt ikka, kui sul on see, et nagu see ei ole pohmell enam. Ja mul on see pohmakad on 2-päevaseks läinud, eks mul on ka põhimõtteliselt. See on teisipäeval, mul see on üks kuradi ahjualune sõber, tuli sealt Saksamaalt, vaata, see mees ei oska kunagi kuradi, ta kuidagi sokutab ennast, vaata, küsib, sinu poole võib ööseks tulla või? See. Ja mu kuradi, ma mingi koera kuudis, vaata, miks see, kuradi, sa käid tööle, Airbnb-d maksavad 30 praegu. Jah, täpselt. Ja siis järsku see vend on mul, kuradi, ma teadsin, et see nii läheb, et ja eks ma ise natuke soovisin ka seda, aga ikkagi ilusti pildituks ja ikkagi tänaseks ikkagi ka kergelt ikkagi veel tuikab üle-eelmisest õhtust, et aga jah, kodus tõmbas feng shui, tõmbas jälle täitsa paigast ära, jälle mingisugune kuradi see Bolt Foodi kotid igal pool, Sõbra päraku print on ka põrandal ju. No ilusti norskas minu voodis. Viimane kord ka plantis ennast mu diivanile mingi öösel, siis käisin korra ära vaata, tulin tagasi, see vend oli ilusti munni väel minu voodis. Kumba pidi sa magad? ja nüüd on see, et nüüd ma olen nagu, ma ei viitsi enda neid voodiriided pesta, aga ma pean ju puhtaks pesema need voodiriided temast. Pese ainult ühest kohast seal, kus munn oli. Siis sa pead õhtuks ja siis, et sa tast lahti saaks vaata, siis sa pead nagu õhtuks mingisuguse plaani endale leidma. Muidu ta on nagu sujuvalt lihtsalt, vaata, nagu vaip sul kodus lihtsalt hommikuni, järgmise hommikuni ja siis sa peadki tegelikult ei viitsi võib-olla sittagi teha. Putsi ma pean teatrisse minema, muidu ma lahti ei saa sellest vennast. Ja leiad täpselt selle, kuhu ta ei saaks kaasa osta piletit. Samas, kui ta Airbnb-d ei raatsinud osta, ta huida seda 40 eurtsist teatripiletit. Äkki tal oli lihtsalt vaja nagu selles mõttes, et keegi lõbustaks teda, et arusaadavt, et välismaalt külas ja niimoodi ja ega ma siin üdinisti pahane ei ole, aga ma siin kindlasti pühin enda pealt, mina pühin süüst suu puhtaks ja süüdistan teda. Et ma olen nii kergesti mõjutatav ja ta oleks pidanud seda teadma ja see on nagu, tulema. Täpselt, need kuradi välismaa välkarsõbrad, neil nagu oleks mingi radar. Iga kord, kui ma proovin tubli olla, siis on keegi kirjutab, kuule, täiesti tühja koha pealt mingi, seda ma vist rääkisin siin ka, liiga pikalt ei räägi, aga põhimõtteliselt tühja koha pealt mingi Taani sõber kirjutab, keda pole 11 aastat näinud. Kuule, veidral kokku sattus ära küsi Arvo Pärdi mingi asjadega seoses, ma tulen korra Eestisse. Näitab ringi vaatame, siis on nagu Jep. Türa! Jälle leidsid mingi lihtsa põhjuse, vaata. Jah, täpselt. Pole seda. Just mingi Arvo Pärdi. Mida vittu? Pole kuradi, ma ammu seda viina libistanud, Eesti viina. Teeme äkki 40 šotti viina või? Mul on homme kell 6 hommik lennuk, ma lahkun siit hea tundega, mul on pohmell kodus, sa tegelesid nende riismetega, mis jäävad. Rauskab ja häbistab ka veel, vaata kuskil sind. Rõve. Aga mul oli see, et mingi faas olin ma veel veits tubli olnud, mingi paar nädalat. Ja ma täitsa nagu, ja siis tekkis see, et oli mingi sõbrantsi sünna oli ja siis tundsin, et ma tahan täis juua ennast. Tekkis nagu siuke, et ma olen nii tubli, mul on tuur algab 6 aja pärast, tuuri teine poole 6 aja pärast, mul on aega küll, ma võin teha selle lolli otsus, ma tean küll, mis tunded mul järgmine päev on lihtsalt entukad täis, lähed varem kohale Weinbergsiga seal kuradi Comedy Estoniast või Huumoriklubi stuudios veel mingid pitsid enne sisse kuradi peole seal jälle mingi 4 koju hommikul äkki üles full kägaras, kõik elu on perses, mis see üldse mõte on kõigel nagu ei midagi uut, aga see on veel huvitav, et sa suudad sellega arvestada, mis järgmine päev. Mul on nagu see, et ma olen mingi, no okei, võib-olla ma järgmine päev ei tee kõiki asju ära, et ma olen kergelt pohmas, aga ma ju händlin ära. Ja siis oled see kõige kaugem distants, kuhu jõuad, on Bellerisse, vaata. Või siis akna peale, et sealt firmakaardiga ostetud toitu võtta. Trükid seda add a note for accounting, seda Wolti catering muutun mees 3.0.
catering kuradi ma see kott vaata ühe inimese kotka. ja Seepärast ma peangi mitme inimese jaoks tellima, siis ta on ikka ärilõuna. jah, ta on muidugi et see on jah, ega see ei muutu, ma ei oskagi ausalt öeldes et see on, ma ei tea ma ei tea, minu arust see on kuidagi nagu nii kõik või mitte midagi ka et kas sa oledki nagu full tubli mida ei ole väga tihti või siis sa oled nagu kuidagi on hoopis mingi teine hoog, et oledki praegu on see periood. Praegu on see, jah. Praegu ma olen baaba. Poiss olen, jah. Baaba. Ja no, mõni ütleks, et on probleem, kui sa ei oska vahepealselt olla. Seda mul on vist 3 korral on elus seda, kus mul on nii, et tegin 2 õlut või sünnal MC-ga 3 konjakit. Ja koju jõudes ei olnud see, et tahaks äkki mingit, ma ei tea, kell on alles 9 ja teeks väikse A1000-st läbi ja võtan koju ühe pudeli endale. Veidi hea mekutada, arvutis asju veel teha ja siis sain aru, et miks inimesed nagu lõpetavad. Ei, mitte isegi miks, vaid said aru, kuidas tavainimesed joovad, et nagu nad joovad seni, kuni neil veidi halb hakkab, sest nad joovad nii aeglaselt, et neil jõuab see veidi pohmell tulla. Aga ma joon nii kiirelt, et ma olen kogu aeg terve elu lihtsalt blackouti magama jäänud. Või mitte blackouti, aga see, et jood magama. Aga siis, kui sa jood, paus, jood koju, sööd, vaatad filmi, ei joo peale, siis saad aru, et nüüd hakkab see, mis muidu läbi une tuleb, see pohmell, siis selle pead ärkvel olles ära taluma. See on ikkagi, see on kõige... Seda ma ei tea, kuidas inimesed oskavad. Õpetage meile, tehke mingi koolitus, keegi võiks teha Tiit Trofimov või kes Peep Vain või mingi mõõduka joomise koolitus, jah. See oleks jumala hea. Tegelikult sketši mingi alge ka. Kuidas lihtsalt ei joo. Aga seda ei... Jah, mina ei tea, kes niimoodi oskab, Ma ikka kuradi... No see on plaani asi ka, et kas seal on see, et täna on pidu või me hakkasime kogemata tegin pitsi. Kui ma tegin kogemata pitsi, ma ei tea, mida see tähendab, isegi kogemata tegid pitsi. Komistasid selle pitsi alla. Komistasin pitsi omale kurku otse ja väga meeldis, et kui siis ei saa pidama, siis on, võib-olla öelda, et on... No jah. Samas ei, tead, see on nii subjektiivne probleem, väljend probleem. No problem, only solution. Et ei, ma ei tea, et see on, tegelikult see on ka eestlaseks olemine. Just. Et see on, võib-olla see seotud kannatusega. Et äkki sa nagu, kuna sa oled ikkagi orjarahvas, siis sa nagu soovid kannatada. Ja siis sellepärast, et sa saaksid tunda kannatuse tunnet. Ja kuna elu on meil nii lihtsaks läinud, siis sa valmistad selle kannatuse endale. Ja mõni valmistab endale kannatuse, siis tead siin... joomisega ja järgmise päeva siis aftermathiga. Teine valmistab endale kannatuse lihtsalt sellega, et hakkab Ironmaniks valmistuma ja tunneb füüsilist kannatust. Ja, või küsib mingisuguselt endise kohaliku MMA tüübilt laenu ja siis tal on väike kannatus tulemas, kui ta ei... Jaa, see on... Seda businessit siin üks mees tegi, aga see on nüüd vangis, jah. Kahju on muidugi sellest, et tegelikult see tegelikult täitis mingit kohta nagu turul. Et oli olemas inimene, kes tõi sulle selle võla ära, et kas see meetod oli nüüd ütleme tänapäevane. Ei olnud võib-olla. Võib-olla ei olnud. Aga need need susnikud ju oskavad nii hästi vältida ma seda meile ja asju, aga väldi seda, et sul mingisugune mees autoga ukse ees on iga õhtu. Jah, eks tepitud jope ja kiirete dressipükstega. Tepitud jopega ja võib-olla isegi tegelikult punase peaga, aga see kõik on shaved. See on kõik shaved ja ta on juba endast soojaks teinud. Ta võib sulle teha kohe. Hak. Jah. Ei, mul üks sõber siin või tuttav siin jäi võlgu. Tuttav, jah. No siin tead, müüs asju, mida ei
poes ei müüda. Aha, neid labubusid eksklusiivseid. Jah, just labubusid, jah. Ja siis ta jäi võlgu ja see, kuidas tema käes võla nõudmine toimus, oligi siis see, et see jõmm siis oli tal iga õhtu ootas teda, vaata, autoga maja ja siis niimoodi, et tulid töölt koju ja siis vend lihtsalt istub ja lehvitab sulle niimoodi. Mis sa lõpuks maksad ära siis? Ei, no, sest seda ma olen ka kõrvalt näinud, et see on hästi lihtne tulema, et sa lihtsalt ei mõtle sellele võlale, kui sa oled võlgu. Sest no, muidu sa lähedki hulluks, on ju. Aga noh, see ongi see viisaka maailma miinus, et tavainimene ei hakkagi võib-olla iga päev ei kirjuta sulle, vaata. Ja ei viitsi, vaata. Näiteks mina ei hakka, vaatan, sul on siin Roland TR8S rütmimasin. Mulle kuulus Roland TR 6S rütmimasin, mis on siis selle põhimõtteliselt siis väiksem vend. Vähem nuppe, samad funktsioonid. Ma laenasin selle ühele inimesele. Kuule, ma arvan, et see on hea koht, kus ette lugeda. Toi. Laenasin ja tunnistan, et oleks pidanud natukene varem selle kätte saama. Lootsin, et hakkab inimeseks, et noh, et see tärkab siis temas taaskord suur soov muusikat luua. Et aitad nagu sellist artisti. No jah, et annan oma panuse. Tai. See vist tahtis rohkem jointi teha. Tahtis teha kanepi pläru suitsu, siis ma tõlgin tavakuulajale. Jointi ajal siis Maiduk mõtles seda illegaalset ainet, mida saab ainult Hollandis teha. Ja sa võid sinna piksu peale panna või? ei. See on kõik mul väike... see läheb sinna alla, et ma enda jaoks teen tobedat bitti ja siis võib-olla kuulajale see tundub, et ma põen üle mingit kanepi mainimist. Tegelikult on niimoodi pohvi. Okei. Siis sai mingi niukse siit, et... Ehk et laenasid talle? Laenasin talle ja siis veits kauaks jäi tema kätte ja mõtlesin, et võiks nagu tagasi saada selle. Oot. Tundub, et tal ei ole enam Facebooki. Äkki ta blokkis mu ära vaata, sest et hakkas põdema, et ma hakkan seda nõudma talt vaata. Oota. Ma vist tean seda teist tüüpi, tema on mul Facebookis. Seda, kellest sa räägid, seda ma ei tea. Mul lähevad sassi, vaata, üks on eesti päraselt öeldud ja teine on inglise päraselt öeldud. Siuksed samas... Üks on... Leidsid? Leidsin ülesse siiski. Et... Leidsin ülesse siiski... Kirjutasin siis. Jou, kuule mu masin su käes. See trummimasin või? Kuradi see Tartus, mul ühe sõbras tutis, ma laupäeval Tartus, siis toon ära. Läheb siis natuke aega mööda. Kuule, see vend ei saa stuudiost neid asju kohe anda, seal mingi naaber põhimõtteliselt vallutas ta ruumi. Peksis põhimõtteliselt välja, ta alles õhtul saab ühe vennaga minna asju tooma sinna, eks ma annan teada. Võid ka läbi rääkima minna, see manjak 4 korda kinni istunud, täis kaabakas. Nii, siis ma ütlesin, et mina ei lähe läbi rääkima, et mis asja võtta. Su sõps läheb täna sinna asju võtma. Jou, ta ei saanud seal käidud. See vend boksija, kes pidi taga kaasa minema, lõi kusema ikka. Lõi kusema. Nii. Eelmine kord, kui sõber seal käis, tõi mingi tehnika ära, siis see vend ronis mööda maja seina alla ja ootas neid auto juures, kus ta hakkas loopima neid kruvikeerajate ja kividega ja igast muu pasaga. Täiesti ettearvamatu vend saakis relakaga ühe sõbra tuttava maja ukse läbi ja hakkas köögis süüa valmistama. No jah. Ja siis... Läks natukene veel aega mööda, tuletasin ennast mööda. Ja siis, kui ta ema lubas kutsuda Mendi, siis vend kutsus ise Mendi. Ja Mend siis otsiski maja läbi ja no ei teganes ja siin on siis... Ütlesin, kuule tahaks oma masinat. See vist rotti lastud, aga see vend, kelle stuudios see lubas kuidagi kompenseerida. No ja sõnaga ei ole siis mingit kompensatsiooni saadud, et...
mis ma pean siis, mis ma tegema pean? Häbiposti. Jah, võlgnikud avalikuks grupp, jah. See mees, kes võlga nagu kuradi ma võla ära tooks praegu, on ju. Noh, see istub kinni ju. Ma ei saa seda niimoodi sealt kaudu. Jaa, see üks kõne olnud. Sealt kaudu ei saa enam seda võlga kätte. Muidugi see summa pole ka nii suur, et selle asja turuväärtus on mingisugune 350 €, et see on siin kõvemate meeste nädalavahetus on see. Aga kuidas selle kuradi võlanõudjaga, kas seal ei ole seda kuradi seaduse auku, et tegelikult ta ju tegi lihtsalt teenet kellelegi raha eest, et tegelikult ju see, kes tellis selle, et kuule, võta jõuga talt mu võlg tagasi. Talle ei oldud ju võlgu, tema mingitele bossidele oldi võlgu. Aga kuidas tema kinni läheb, kes... Nojah, sa ikkagi ründad inimest füüsilist, sa ei saa öelda, et mul kästi. Selle nimi vist on väljapressimine. Jah. Selle asja nimi seal karistusseadustikus. No igatahes, aga see summa ei ole ka nii suur, on ju, tavaliselt niisugused võlakütid on ju. No, mis ma siis Julianusesse ma ei pöördu, on ju, Ants Päär, ma ei tea, kes toimetab veel, on ju. Et siis tavaliselt niisugused võlakütid tahavad saada siin... mingisuguse protsendi sellest, on ju. Kes see kuradi 100 € pärast mu kuradi masinat läheb välja nõudma, et... Tartust otsib psühhopaalilt mingid masinat kätte saada. Ja jõeb ka kusele äkki. Ja no siin ongi tegelikult on ikkagi ainult üks variant on. Et see sama, et kui kunagi Võsapetsis oli, et see üks tüüp, kes Reidi raha ära varastas, Sollid, et siis lihtsalt ole nii hea inimene ja maksa mu masin kinni või too tagasi. Jah, tead küll, kellest Mait räägib. Jah, et ega ma selles mõttes ma pahane ei ole, et sitta juhtub, noh, et mis seal ikka, no, ega ma ei kasutanud seda ju 2 aastat, ega ma ei kasutaks praegu ka, noh. Veel kõige parem on see, et enne kui ma selle nagu laenasin, noh, nii paariks nädalaks või niimoodi, ise hakkasin siin 1,5 aastat hiljem otsima seda, ma olen ise ka süüdi selles mõttes, et oma varasse nii hoolimatult suhtusin. Aga ma oleks just vahetult enne oli võimalus ära müüa see. Ja siis ma veel olin juba valmis müüma ja siis ütlesin, kuule, ma ikka ei taha reis, ma ikka kasutan. Ja nüüd nii rõõba nii mässa reis, et perses. Polegi, nüüd ei tee keegi rütmi reisk. Jah, täpselt. Ma ostsin kunagi ammu selle MPC 1000. Mõtlesin ka, et nagu fuck it, pohvid, näedki neid Soomes mingi firma müüs, ostsin putikana, siis veel sai neid. Ja siis müüsin ära millalgi, kui raskemaks aeg läks. Tegin mingi ühe biidi, tegin sellega, nagu pigem ei õppinud nagu perkussi tegema, et lihtsalt programmeerid ära, paned sinna mingi uue riistvara peale või jah. Ja nagu suht selgeks sain asja, mis oli tuus, aga lihtsalt siis sai aru, et musikaalsusest jääb puudu lihtsalt. Nagu tehniliselt sain aru, kuidas käib. Ja siis müüsin ära selle poole odavalt, kui ostsin vist. Aga mul on siiamaani see karp alles, sest ma unustasin karbi kaasa panna, kui ma müüsin selle. Ja nüüd ma olen seda kaasas kandnud, et äkki ma kunagi viin sellele tüübile, kes ostis selle. Ja see tüüp vist, kes ostis, oli Kersten Kõrgelt. Ja vahel vaata meie chatte, siis ma olen 2014 kirjutanud talle, kuule, karbi unustasin. Tahad äkki või? See on mingi Rooma käes praegu, et äkki talle siis 2020 on järgmine. Kuule, kolin jälle, et see karp, tahad see karpi? Kuule, tead vist, äkki tegelikult oleks vist hea. Ma viskan ära selle, Kersten, sorry. Nüüd on kõik. Nüüd ma sain lõpuks oma päris koju ja mul on seal karbis veel praegu mingid folderid sees ja ka sa ei näe seda karpi. Sa ei saa seda karpi. Sa ei saa seda karpi. No Kersten, see arusaadav ka, Kersten on ju suur see raske haigus, mis mulgi on ATH, et ta on ju suur ATH see eestkõneleja. Ja. Et ei, no mulle veel läheb aega tegelikult, et siin veebruaris veel 165 € eest lähen siis veel selle mingi psühhiaatri juurde, vaata. Mine putsi, vaata, mingi vend, kes kuradi, või kes see psühholoog on, mingi vend, kes tegi Tartus magistrit, vaata. Nagu ma ei teaks, mis kuradi joomalaager see Tartus on, vaata. Ma olen seal kuradi igasugu magistrante näinud, sa tuled teed korda mu kuradi katkise pea. Ma olen ka sõpradelt kuulnud, et kõige jubedam asi on see, et
psühholoog, kes pole ise mitte mingit elu elanud. No et ma ei tea, kuidas teil on, mul näiteks on nii, et noh, et me ei tahagi väga seda õlut võtta, kui mul on üks võetud. See on see türa olev fucking vait nagu. Et sealt vist tulebki see, et miks kogemusnõustajad on nii popid, et sul on see, et sul pole küll nii öelda seda haridust, aga sul on see päris kogemus, mille najal sa saad rääkida, et jep, ma ärkasin ka kuradi sita loigus kuskil kemmergus üles nüüd. Ja umbes tean, mis sa tunned, et räägime lihtsalt niisama. Ma ei hakka sulle mingit rohtu panema, aga toetame nagu üks ühele on see kuradi kogemusnõustamine vist. Sul on ka deprekas või? Jep, ise ka kuradi vannis veenid läbi lõiganud, et noh, tean täpselt. Tean, mis tunne on ja ega mul mingi abi ei ole siingi pakkuda. Ja täpselt. Sest äkki hakkab sul kergem, et räägin sulle oma hädad ära ja et äkki hakkab kuidagi lihtsam või et sul polegi nii hull. Sa ei tea, mis ma tegin ükskord. Sirreana. Tere, mul oli 2 munni suus ja 1 perses. Lihtsalt ühe koti nimel või? What the fuck? Anyway, sul on hästi see, et sa kuradi emale ei helistu iga nädal. Sul on chill. Sa oled mingi laenu ka võtnud. Oota, palju sa võtsid? Ja kus sa võtsid? Oi. Sealt ära küll võtta. Oma kogemuse pealt nõustan sind praegu, et ära sealt võtta. Sealt ei ole küll mõtet võtta, kurat. No jah, ega see on... Aga teate, mis mul on nendest ATH eitajatest kõrini reisk. Et see pole mingi asi, jah? See on mingi lause, mida ütleb mingi inimene, kes on mingi terve elu mingi rämedalt sitta keeranud, vaata, ja siis ja mitte sitta, siin lihtsalt mingi laisk olnud ja tuba on pasana, vaata, mingi haige pasa maha keeranud ja siis on mingi aastasadu, vaata, kõigil hingi sittunud ja siis on mingi üks hetk, mingi aastal 2024, vaata, avastab, et tal on ka ADHD nagu mingi kolmandikul maailmast ja siis hakkab seda vabandusena kasutama, et mingi sorry tütar, et ma ei olnud su jaoks põhimõtteliselt terve su elu olemas, et mul oli nii raske ATH, et ma ei saanud suga suhelda, et mida sa eitad sinna. Aga nüüd mul on rohud peal, nii et saame suhelda küll. Nüüd ma olen olemas. Nüüd, kui su eest ei pea hoolitsema. Nüüd, kus ma kuradi mul on kõrini nendest ATH eitajatest reisk. Mul on kõrini neist. Mul on nii, et ma nägin mingit klippi, kus see hästi tihti mängitakse selle peale, et meie ajal ei olnud sellist asja nagu autism ja ATH on nagu veel vanem generatsioon. Siis oli mingi tütar filminud oma vanemaid. Üks oli mingi asjanaine ja siis valgenahaline mees, miks see oluline? Ema ja isa ühesõnaga. Vahet pole, mis rass. Netflix, räägi edasi. Ja siis Netflixi jaoks tehtud klipp igast midagi. Ja siis oli see, et oli lihtsalt õhtusöögilaud, kõik on ära söönud vist ja full vaikuses lihtsalt. Isa sätib mingisugust kuradi, mis need on need? Need brain gamesid või et sa pead mingi 3D pusle kokku panema. Mis iganes. Isa nokib seda täis vaikuses, prillid ninal niimoodi. Ema lihtsalt vaatab ette nagu ette veidi veel teeb hamba vahet puhtaks. Klassitanud pilgu. Ja siis selle peale oli tekst, et meie ajal ei olnud olemas autismi ega ATH-d. Kõik on nagu mingi... Ma ei saa, kui ma panen sokki jalga, siis ma panen alguses väikse barba sisse, võtan sokki ära ja siis panen täis sokki jalga. Ma olen liiga palju monki vaadanud. Ma olen ka nagu monk vist. Ja seal on see mingi... see on jah ikka ka Ja sellel ajal oli hirm, polnud olemas sükst asja. Vaata, türa õpi raisk! Ja ei olnud seal, ei olnud mingi... Türa keskendu! Kuidas sa aru ei saa? Kogu lugu raisk. 2 nädalat ei lähe mitte kuskile, kui sa ei keskendu praegu raisk. Selgeks. Putsina. Mõtle, kui tühi puiatu oleks, kui oleks siis rohud peale saanud. Kõik on lihtsalt, mul oli lihtsalt. Neid rohtusid antakse mingi 10-aastastele ka nüüd juba. Mõnus ju. Pärast hea maha tulla 25-aastaselt. Ei tegelikult on äge. Tegelikult on ju äge, kui sa ei suuda, ei saa voodist välja ja siis tõmbad mingi imerohu sisse ja teed mingid asjad, mis on sulle vastumeelsed, teed need ära. Super. Kokaiin, väga hea mõte. No, sama asi. Selliste asjade jaoks. Kallim vist. Aga too on jah ikkagi, aga see ongi, et see tegelikult on nagu, tegelikult on tore,
aga see ATH on nagu veganlus oli 15 aastat tagasi, vaata. Kõik, kellel on, kõik räägivad sellest, vaata. Just. Ei küsinud ka mingi, sorry, et 4 minti hiljaks või mul on see ATH, vaata. Ägene. Oota, mis see Punsa thread oli, ma loen selle ette, see oli mõne, võib-olla Dan juba siin mainis seda, aga see on piisavalt hea, et võib uuesti. Pool episoodi ongi telefonist asjade otsimine, me oleme tagasi originaal asja juures. Oota, nii see. Nii. Hendrik Punsa. Osad inimesed panevad endale biosse kirja lisaks ametile selle, et neil on ADHD. See on sama hea, kui ma paneks endale Hendrik, stand-up koomik, neerukivid. No, eks ta vist kohati on, jah, see läheb sinna tasemesse, kus sa paned oma mingi pronounse, vaata. Mul on ka pronounsed muidugi, mul on they, them seal. On jah? No, siis... Mõtlesingi, et võib-olla peaks sellest pulli pärast sellest lollusest hakkama osa võtma. Ma vaatasin, et nime muutmine maksab 50. Sellest paneks endale siukse mingi maaka nime, paneks enda nimeks nagu aastaks ajaks või lihtsalt, et mingid hoaxi tekitada tuuri ajal ja midagi, paneks oma nimeks Revor. Või Regnar. Mis need veel hübriidnimed on? Regnar on haige. Ranek on muidugi hea juriid, nii. Vabandused kõikide nende ees, kelle nime siin me ütlesime just. See on täiesti, kui see on sinu nimi, siis me sinust ei rääkinud. Jah, lihtsalt naljakas nimi on. Lihtsalt naljakas, siuke lõbus. Siis on muidugi see, kui see, et mitte panna Tanel, paneb midagi huvitama, et paned näiteks Sanel või Ranel. Või Pinal. Seest tühi saad täita kontoritarvet. Noh, Pinal on, kindlasti on kellegi nimi Pinal. Mingi punkari. Kunagi oli see Kaarli ja Kadri-Mariaga naersime kõveraks ennast mingi McDonald's, siis pärast mingit, ma ei tea, mis 2015. aasta fopaad või midagi, et on need punkarite nimed alati nagu, et on mingi Kusi, üks tüüp on Kusi, teine on Sitt ja siis ongi mingi Sitatriip on üks tüüp, passi peal Sitatriip ja siis kuradi Kusi, kus sa siis hüüdnime said? Noh, ega midagi ei olnudki, sauna ees ruumis rääks, täiesti mällu joonud ennast, siis olime just jätame käega Konsalt tulnud ja oli külili vajunud, kuradi boileris selle kerise peale kuustanud munnist ilma jäänud. Nüüd ongi Kusina. Käisin seal koera kontserdil Tartus oli siis, nad tulid taas kokku ja seal oli siis päris hea kontsert oli ja seal oli veel terve hunnik neid punkareid, sest üks punkbänd soojendas ja siis nad tegid, need ei olnud, kõik oma sõbrad tulid kohale, mis on mingi 13 punkarit nii palju ongi Eestis vist umbes jah. Skeene oli kohal ühesõnaga ja siis tegid seal oma seda, mis nad ütlevad, pugu või? Tegid seal, see, kus nad hakkavad üksteise otsas seal hüppama lava ees, nagu kana pugu, vaata, tegid oma seda pugu seal ja türa, kuidas haises või? Autentsed. Terve see saal oli lihtsalt seda mingit higi ja õlleleho täis, vaata. Jesus. Ei, punk on äge ja lahe, et punki paned, aga mis on mingi... Sa ei pea ju, Ei, selles mõttes viina haise mul endal ka vahest küljes. Ma ei saa siin nagu päris ette heita ja vahest haisin isegi, aga See on vale riie. Sa peab minema tagasi nagu sinna originaalajast. See peab olema kvaliteetsest puuvilakangast. T-särk. See läheb raskemini haisema. Ma olen ostnud sealt H&M-ist selle I Love Punk T-särgi, mis on kuskil Bangladeshis kokku pandud pool fabrikaat materjalist on ju. See hakkabki haisema. Ja sa pead ikka autentse, tee ise. Pead sinna see A-täht ise spreiga peale, siis on punk. Aga kuidas need juuksed niimoodi püsti saab, see on päris ulmene. Mu vend kunagi tegi seda, ma ei tea, kas talle väga meeldis N-euro või miks, aga ta tegi selle spaiki, mingi rohelise spaik soengu endale, enne kui Rick and Morty cool oli. Nii, kaua ta selle, kuidas ta tegi seda? Tema vist gümnaasiumi ajal kuidagi läks läbi Prantsuse lütsemis vist, või tegi suvel äkki nii, et kooli ei oleks lastud vist. See on ka hea muidugi, ei tohi sellise soenguga olla meie asutuses. Sellest nagu vanemaks saades ei saa aru nagu, et mida me siin suuname praegu. See ei tohi sellise soenguga olla meie asutuses. Jah, see ei ole...
ma kusagilt sealt mingist, aga kuidas ta sai selle valmis siis? ta oligi, sõber tegi kammiga, nagu hästi pikaks kasvatas, sõber teeb kammiga, teed ära, jaotad vist nagu mustriks, ruudukesteks, siis teed kammiga need kuradi koonused valmis endale ja siis tema tegi nii, et tegi lihtsalt full spreiga lasi kinni. Ja siis, kui hakkab ära vajuma veidi spreid jälle peale ja lõpuks sul on seal mingisugune 6 aega vana spreikiht. Ja see on äge. Ja siis hakkavad need treedid tekkima sinna sisse juba. Õige äge. See on äge. Mõnus kena sügada seal sukavardaga enda kuradi spreikihti. Aga see ongi punk, noh. See ongi väga punk. Ja no ma ei tohtinud, lütsamis ei tohtinud siukseid ka kanda, sinist teksat. Mis asja? Kivipesu püksi ei tohtinud kanda? Teksa oli 0 no-go policy. Sa pidid Tšiinodega käima siis? Jah, velvetpüksid olid okeid. Isegi nüüd teksatooni olid velvetpüksid. Siis oli nii, et pole teksapüksid. See oli mingi meie direktori kinnisidee Lauri Leisil, et see on mingisugune pööblipüks vist ja meil on eliitkool ikkagi. Ja. See töömehe püks, kurat. Isegi mul on Calvin Kleini omad. Ja, no, see ei loe. See ei loe siin, see ei loe. Sul peavad olema Gilles Saint Laurent. No see võib-olla läheb raisk. Katsu mussi nahast vööd. Aga see on... No see on ka jah, nagu kuidagi siuke, et mida sa siin nagu üritad kultiveerida, vaata, et sa nagu need mingid VHK vennad, vaata, kes on kuradi isa mingi päevi näinud pintsakuga käivad ringi, vaata, Cherry Choice on taskus. Loed luulet, oled mingi selle pintsaku pärast, oled mingi tähtsam kui teised. Naturaalse soolkristalliga deodorant ja mis, no ütleme, et ei aita. Sa pead pesema ikka. See on ikka päris huvitav, jah. Et, no ma ei tea, vaata, Poolas on mingi siuke asi, ma kuskilt mingisugusest nägin jälle mingi TikToki või teen oma järeldusi mingi 40-sekundilise klipi pealt, aga see mingi Poola mingi president või asi ütles, et Poolas on põhimõtteliselt see, et kui mees seelikuga kooli tuleb, siis saadetakse tagasi. Võib-olla küll. No, vaata ühtepidi on, et... Ei, see on õige ka, noh. Mehed ei käi seelikuga. Mehed ei käi seelikuga. Meeste rabad, mis sul küüned värvitud on. Kiirelt kõrvakiil ja koju tagasi. Võta oma kuradi atsetooni oma kuradi papsi garaažist, mitte ema kuradi ehte sahtlist. Ei võta nail polish removerit, võta atsetooni. Või ma pesen sul bensuga maha selle. Ja see... No see on jah, nagu teistpidi on kuidagi nagu see, et sa nagu... Noh, imelik on nagu keelata, aga samas mingi... On sul siis mehena vaja nagu statemendi mõttes, on sul mingi hea selle kleidiga käia ja kõik vaatavad. Et see on nagu, sul on omal hea või? Jah. Või no teisalt on, et stay neutral, noh, et ma ei tea, noh. Samas, eks inimesel on õigus olla selline, nagu ta soovib ja ma ei tea, jah, no ega mina ei ole kooli direktor, meil oli üldse koolis oli osutus probleemiks ühel hetkel, et poisid käisid siis maikuus, vaata, need mingi 2 sooja nädalat, kui üldse koolis käisid lühkaritega, siis tehti nagu selles probleem, vaata. Ja siis oli mingi, osadel olid nagu need teksalühkarid, viisakamat sorti lühkar, siukene nagu viikarlühkar. Üles volditud äärega. Just, loomulikult. Versus siis osadel oli see täiesti see krohvi ja püks, vaata, see kuradi Hawaii mustriga see rõvekas no et siis käisid sellega, et siis, et see ei ole nagu, see on rannarõivas, et see pole koolirõivas. No jälle mingi asi leitud, millest kuradi kinni hakata, jälle mingi teema, mida arendada. Tead, kool ongi siis Stanford Prison Experiment. Õpetajad on valvurid. Kool on vabatahtlik vangla, nagu öeldakse. Noh, aga ma ei tea, teisalt samal ajal mul üks klassiõde, see tahtis üldse paljajalu käia, käiski paljajalu, vaata nagu hobit käis ringi koolis on ja no siis sellest oli ka probleem, et siis põhimõtteliselt nagu natuke nimelik, et inimene tahab paljajalu käia, et sitt ju nagu veits on ja aga siis sellest oli ka siis mingi vanema klassi pifid, vaata mingid mimmud hakkasid, siis kaebasid selle hipi peale. Siis see lükkas pastla jalga ikkagi lõpuks, vaata. Mingi üksõ punutud on ja. Aga et kui sind kotib, vaata. Ja.
ja siis loomulikult see silmakirjalikkus, et see poisid ei tohi käia lühkaritega, aga siis tütarlastel on siukene, noh, kehka õpetaja lemmikseelik, ütleme niimoodi. No, sul on väga kenad jalad, Agnes, tule istu siia kohe esimesse ritta. Täna hakkame üle kitse hüppama. Ja kits olen mina. Ja siis, siis toetad tuhara pealt kergelt seda hüpet, vaata. Sul on, täna hakkame saltot tegema. Aga need ajad ei ole muutunud, see igast teises koolis käivad õpetajad õpilastega väljas. See ei ole mitte kuskil, mitte mingi uudis. Ja. Meil oli ka muidugi oli. Paar aastat tagasi vist äkki või COVID ajal või midagi, et noh, et minu ajal ta oli õpetaja, nagu see käis noorsand õpetaja ja nüüd tuli uudis siis mingi 15 aastat tagasi või 15 aastat hiljem uudis, et seal on mingi tüüp on veits nagu ma isegi mäleta, mis ta tegi üldse. Võib-olla kirjutas lihtsalt, et ei, head pommid või noh, täiesti süüta asi. Tühi asi, ainult 5 aastat on ainult vahet. Armastus ei küsi vanust. No. Saab öelda, et ta saab öelda või siis 45-aastasena, et ma olin noor ja loll, ma olin 38. Come on. Ma olen õppinud, ma olen nüüd targem. No see on muidugi jah, see võimupositsiooni asi on muidugi. Ja. Aga no jah, ma ei tea, no teinekord ma ei suuda kuidagi mingit imestust ka näha vaata selles. Et see juhtub, ma olen nagu, no jah, mida oligi oodata. Ja siis need tüübid, ei no kui naised, nad ongi ju täiskasvanud varem nagu. Oi, see on põhijutt, jah. Oled sa neid? Aga siis... no naised on igati pidi varem täiskasvanud, et ole füüsiliselt on ja... Ei, see on päris armastus. Ta päriselt armastab. Seksuaalselt on naised rohkem arenenud, eks ole, varasemalt. Ja, väga hästi võtab suhu. Naine saab ikkagi oluliselt nooremalt sugu küpseks kui mees tegelikult, et... Ja ülejäänud 1000, vabandust. Higimull otsa ees nagu. Jah. Jaoskonnas. Ei no, kudid, te ju teate ka. Ei no mis, ega politsei pole ainuke, kes oma võimupositsiooni ära kasutab, et miks mina siis professori või koolmeistrina ei tohi, et milles küsimus? Mida olen ma teinud valesti? See Danieli selles Tartu klipis oli see hea, et selle suudlevad tudengid asemelt selle päris nimetus on õppejõud suudlemas tudengid. Jaa, aga eks need tudengid ilastavad ka nende õppejõudude peale. Ma räägin. Meil oli inimeseõpetuse õpetaja nagu, kes hakkas essana mingit, tegi mingit keskas siis, kes hakkas mingit portfelli juttu ajama ja siukest, et tutvustas mingid aktsiaid meile ja mis on nagu täiesti siuke, et eluks ettevalmistamine. Teeme me saame kõik 10 000 krooni portfelli ja mis aktsiaid ostame ja siis semestri lõpus või selle veerandi lõpus vaatasime üle. Ja võt see oli kuradi tuus vend, kõigile meeldis. No. See, et kui ma oleks naine olnud, ma oleks kindlalt, et... Kindlalt ühe oma 5 välja teeninud. Ei, see ei ole jah, see pole mitte midagi uut, et see on nagu mingisugune... Ma siin tegin intervjuud selle haridusministriga eelmine aasta, siis ma talle ka seda midagi vainisin. Oi, no see on ikka halb, nii ei tohi teha. Igasuguseid asju ei tohi teha, korrumpeeruda ka ei tohi, aga Vot. Valimistel sitta tulemus saada on ka halb. Et see on nagu, et kuidas siis haridusminister ei tea, mis meil päris elu värk käib. Et USAs lähed vangi, siin oled sa au sees, resk. Sõbrad kuradi viskavad nukke sulle, et kõva sebisid ära selle kümnendiku vedasid koju. Ja sõitsed kalafarmis selle värske säinase kätte. Super jutt, resk. Aga sa oled Essa külaline, kes vist sokki on võtnud ennast, nii et sa ei küsigi. Ma juhuslikult olen täna pannud need. Varvassoki. Sul on varvast toss ka, ma tean. Jah, varvast toss on ka väike. Kuidas siis kodus suhtutakse sellesse? No ütleme nii, et kui enne juba oli Sahara kõrb. Kõik on kuivanud, ütleme nii. Kõik on kuivanud. Ei, et
algas bitina selle homipoe jaoks, aga kui ma nüüd vahel päriselt jalga panen, siis on ikka on mugav või? hoopis teistmoodi tunne on. Oled sa proovinud muidu neid või? Kuule ei ole, See vaata. on kuidagi hästi siuke, nagu igalt varvast tunned. See nagu tavasokk hoiab kuidagi neid nagu kinni. Varvast sokki olen ikka kunagi omal On, ajal jah? kasutanud, jah. Tavi. Aga ma ei suuda, vaata, ma olen selline inimene, et ma ikkagi tahan viimasel minutil toast väljuda. Ja ma ei näe, et ma kulutaks selle ekstra minut aega, et nad jalga saada. Ei, see on seda väärt. Väiksed mütsikesed. Aga ei, jah, aga varvast toss, noh. Ma siin ühe täiesti suvaline inimene käisin nagu seal välijõusaalis trenni tegemas, siis mingi täiesti suvaline inimene oli seal, hakkas muga lihtsalt jutustama. Vastik. Ja siis ütles, siis jõudis ülikiiresti mingi sinna. Ma olen kuradi seda transaka proovinud, aga no see ongi, aga see on, eks tal on selle munni, selle tõstad kõrvale, aga see on äge, noh, nagu vennasega oled voodis, noh, ta mõtleb ju nagu mees ja siis ütles, et seda kuradi, seda pede asja ma ei julge proovida, et perse saada, pärast mul hakkab niimoodi meeldima. Seda ei julge proovida, noh. Ja mul nende varvast täiesti, Peeri maint täiesti suvaline inimene, rääkis üks juttu mulle lihtsalt. Ja mul on selle varvast tossuga võib-olla sama asi, noh. Ei julge proovida. Ta hakkab nii haigelt meeldima ja siis hakkan käima oma barefoot jalanõudega igal pool. Just. Ega mul füsiotüüp on rääkinud, et see on tegelikult mega hea nagu. Jõuksis peaks olema sellistega, sest siis seal on see kiht tald nii lühike või lühike on nii kitsa õhuke, et sa tunnetad seda maad rohkem, sest muidugi sa mingi jooksutossudega kangi tõstad, siis sa livad selle švammi peal ringi. Aga see ei pea olema varvastoss, sest sellel on olemas ka need barefootid või mingi kindel firma on, mis teebki siukseid pool paatkujuga hästi koledad tossud, madalad, koledad, aga nagu füsiomeeste lemmikud, sest need on nagu jalale nii ja õiged. Ongi nagu mingi barefoot, ongi väike firma või mingi kord peaks ka füsiosse minema. Mäletad, kui see kuradi kung fu koss oli moes või see Javier või Haver või see või Javer, vaata, mis on nagu slip-on, aga siuke nagu ka ilma tallata. See, mis kootud tald umbes või? Ei, ma jään sassi vist. Sigmar on, kus Sigmar on? Jah, täpselt kuradi guugelda raisk. Mis selle nimi oli? Kung fu? Javer vist on nagu Javer kirjutatud. Shoes, aha. Javer Eesti on isegi olemas. Tavai. Mõnus Javer. Vaata, kui suur valik neil on. Holy shit. Oled kannad sükst? Ja ma ostsin Taanist kunagi. Taanis oli siuke pood nimega Quickly. Ja siis, kui ma koolis käisin, siis oli vahetusjalatseid vaja ja sealt said mingi eriti odavalt. Ja seal oli see, et oli nagu mingi, vist oli papist tald ja siis oli õmmeldud tugevamaks ja niidiga lihtsalt. Kuulajale pole tänu väärt, et nii põnevad infokillud siit vahepealt läbi käivad. Et ikkagi... Pole probleemi. Mulle kirjutas üks tüüp, ma teen veidi Miikalit, mul hästi harva kirjutatakse. Ma ei ole mingit välja kuulutanud, et kirjutage. Näidtegelikult iga osa juures on. No, tee Miikalit muidugi. Nii, keegi oli kirjutanud, et kuulan podcast'e aeg-ajalt ja juhtusin kuulama ka seda osa Meema ja Puntsoga saates, kus lugesid ette ühe noormehe sünnipäevapeost loo. Keegi kodutu välimusega tüdruk oli pinnal, ühesõnaga blablabla. Ta ei taha teha teiste lugusid vähem huvitavaks, aga tema skaalal jäi see lugu lahjaks, on ta point. Pikk lugu, ta on 45-aastane ja nüüd on siis see lugu, mis tal juhtus, mis ta on ise märkmikusse kirja pannud. Mis tema sõnul siis on, näitab, kuivõrd kõvem see lugu on, kui see eelmine lugu, millegi teise oma. Okei, ei saanud aru, aga vahetele. 13. juuli 2015. Eile oli huvitav sündmus taaskord. Tere, kas ta pani kirja siis nagu, et kui juhtus, paned kirja kohe nagu vanasti, vaata mingitel märkmikus, päevikusse kirja. Panime sõbraga kärakad minu üürikorteri, see asi väljus kontrolli alt, nagu tavaliselt. Seda tead ju, Maiduuk. Alumine naabrimut kutsus mendid välja, sest muusika kuulasin death metalit toona. Oli ka päise päeva jaoks liiga vali ja keegi vilistas pidevalt ja väga valjult. Ilmselt olin see mina, sest vilistamise komme mul oli. Kuna ma olin juba tukkuma jäänud, kooma vajunud, süldiks joonud,
ja ei reageerinud millelegi ja sõber ka ei suvatsenud mentidele lust avada, siis nad otsustasid teistmoodi siseneda. Smiley. Kohale kutsuti päästjate tuletõrjeauto, mille redel aeti teise korruse aknasse. Köögiaken oli lahti ja sealt siseneti. Selge. Mingil hetkel ärkasin selle peale, et keegi peksis mind lahtise käega vastu nägemist. Silmi avades seisis mu ees täisvarustuses tuletõrjuja, kes oli üsna nõutu ja abitu näoga, sest joodikute äratamine ei ole ju tema töö. Päästja avas politseile seespoolt ukse ja edasi tegelesid juba nemad minuga. Enamus loost on mu sõbra meenutused või politsei protokollist loetu. Ise mäletan sündmusest vaid õnnetu päästja nägu, kes mind äratas. Tõesti, haigelt crazy lugu. Ja. Ma ei lugenud seda enne läbi, ma lihtsalt vaatasin. See on ikka tõesti huvitav. See on ikka... Lugu polnki. Lugu siuke, et juhtus ja tuli ja... Mis siis juhtus? Midagi ei juhtunudki. Jõin ükskord munni ja siis läksin menti. Noh. Mis sul... Detaile, mis sul juhtus seal mendis? Olid täis sittunud ennast. Mingisugune nõutu nägu lihtsalt. Ei, esiteks, aitäh, et kirjutasid igal juhul. Võite ka veel kirjutada. Trumbake see üle. Trumbake üle? Jah, just. Trumbake see üle. Tule ja tõestan. Aga ma hakkan fact-checki ka tegema. Ma kirjutan vastu, ma tahan teha tšekke. Sest et me mingisugust kuradi fake lugu me siin ei loe. Fake lood on ka muidugi, jah. See on ikka ja rahvale meeldivad lood, noh. Rahvale meeldivad lood, et lugusi saab ikkagi, lugusi saab ikkagi nagu lugeda ja niimoodi. Ja. Kas sind häirib, kui... Kas sind häirib, kui sa näed läbi, et inimene valetab või nagu lisab, nagu vürtsistab oma lugu. Mitte, ma ei mõtle üldse laval, vaata mõni inimene, see on mingi haigus, et ta teeb seltskonnas ka nagu. Ja see oli sees, sa oled, et ilmselgelt see ei saanud olla. Nagu siuke... Jah, mõningal määral küll. Et kui on nagu laval, keegi ajab soga, ma saan suht kohe aru, kui on nagu, et ei vasta tõele vaata. Ja siis... Ja siis tulid venelased. Tegelikult sa olid kodus, mängisid Skyrimi, vaata. See ei tulnud, mingid venelasi kuskil polnudki. Et ei häirib, jah, igav on, vaata, see on kuidagi, kui ei ole päris lugu. Et kui see on nagu see, kui ta on piltlikult ilustatud, see on muidugi teine asi, nii-öelda stand-upi võtmesse pandud. Aga ei, jah, suht tüütu on küll. Ja osadele inimestele, vaata, see ongi jah, mingi haigus, mingi patoloogilise valetamise, mingi kiiks. Ja eriti mõnus on siis, kui nagu täiskasvan mees räägib seda juttu. Et okei, olime kunagi tatid, siis keegi luuletas mingi pasa välja, vaata. Aga sa oled mingi täiskasvan mees, vaata. Kuradi, siis panime pidu, tõmbasime kuradi taksoga Saksamaale peole, vaata, Bergaini, panime seal juppe täiega, siis läksime sealt ühe venna juurde, elas mingis villas, vaata, siis olime seal villas, panime veel 11 päeva, keppisime litse, panime veel täiega juppe ja siis kuradi ma, sealt oli üks tuttav mul kuradi, ma siit samast Saue kandist, üks tuttav oli ka seal peol ja siis kuradi ma mõtlesin, et tavai pohhu, et siis tulime krossikatega Eestisse, vaata. Tegelikult olid töölähetusel Leedus. Just. See on nagu jah, et mille jaoks, vaata. Miks sa nagu räägid mingit väljamõeldud juttu mulle, vaata. Ma ei ole nagu 14, vaata. Siis mingi... Kurat, see tüüp ju selleks ka ju kinni ära nüüd just hiljuti ju. Siis mingi literaali nägin seda tüüpi Instagrami stories oma BMW-d parandamas nagu eile, vaata. No siis ta sai välja vist just. Just, see jutt või mingi... Mul endal Instat pole ka, nagu ma ei vaata neid stories, ma panen ise tead, ma sealt business suudi kaudu postitan ja ma sealt scrollima ei tee. Jaa, ma ei tee, pidin pausi tegema. Ma loen ainult raamatud, ma ei doom scrolli. Ja. Aga see vend läks vangi. Uut moodi scrolling ongi see, mis me täna siit ajame nagu. See on tõesti, jah, ma ei tea. Kas sa mõtlesid seda, et üleüldiselt, kui keegi valetab või... Ei, just nagu siuke, et näed, et ta tahab sära rohkem saada nagu valetades põhimõtteliselt. Loo moraal on ikkagi see, et sul peab mingi hea asi juhtuma. Hea asi või siis tee see nii naljakaks see jutt, et on suva, kas see on päris. Jah. Polngi pointi mul vist tegelikult. Päris, aga stand-upis mulle küll, nagu ma ise ei ole mingit sellist
totaalselt välja mõeldud juttu kunagi nagu kasutanud. ja see on ebamugav nagu. Ma vist korra siin podcastis vist proovisin mingit fake lugu teha mingi formaadi osana nagu. Et vaatan, kuidas läheb või et loen ette mingi fake loo, mida pole saadetud või midagi. Et mõtlesin, et puusalt teen. Ja. Terve aeg külmigi peal, kuigi kedagi teist ruumis ei ole, midagi ei tee, ma saaks faili ära kustutada pärast, nagu ma ei pea seda avalikustama, aga ikka siuke Mul on ka õnneks ikkagi juhtub ikka aeg-ajalt mingeid põnevaid asju. Et ei pea mingeid venelasi välja mõtlema, kes kuskilt tulevad. Ja peab, välja, kodust peab välja saama. Nagu Larry Davidi ema oli öelnud, et you gotta get out of the house. Niimoodi seal hakkab, siis tuleb elu, siis tulevad mõtted, siis tulevad värgid. Ma olen nõus, et siis on hea oma mätta pealt öelda, et kui sul arvad, et sul on mingi kerge depressioon, aga oled terve kodus, siis Aga liikuvale inimesele ei hakka külge. Jah, sa pead inimestega suhtes, sest mul on nii, et kui mul on mingid downer perioodid ja siis vastu tahtmist satud mingile fucking dinnerile mingi naise sõbrantside kaudu või mida iganes oled kuskil seal, siis oled 15 mintsaga jumala okei olla. Ja see on vajalik, muidugi. Ja kui sul pole elukaaslast ega sõbrantse, siis tulebki Andrew Tate ja see kuradi ongi nende süü vist, et mul sitta. Aga see kodus istumine on muidugi siukene nagu siis kui jääd oma mõtetega üksi, sa hakkad need üle kirjutama. Ja siis ma ei tea, mis asju välja mõtlema vaata. Tegelikult on mingi täitsa minor probleem. Täpselt, täitsa suvaline mingi väike mure on. Null, ja. Ei, ma enda pealt näen ära, et mul on nagu ükski probleem pole päris probleem tegelikult. Et nagu mingud lihtsalt, ma pidin selle meili vastama, ma pole seda teinud veel. Mul sama, pole nii kahju, ma pean homme välja müüdud saali minema esinema. Vittu küll, Türa, ma pean selleks veel valmistuma ka, et mul ikka esinemine võimalikult hästi läheks. Türa küll, Perse, oli vaja nagu hakata tegelema. Oli vaja hakata tegelema asjaga, mis teenib mulle ülinormaalset raha. Türa, oli vaja. Bobcatiga kuradi laost kasti tõsta praegu. Ma võiks lihtsalt taksoga Saksamaale minna ja seal täiega juppe panna. Siis sõber tuli krossikaga vastu ja käppisime litse ja 11 ja litse. Ja see on või kuhu see kas sa lööd tihti varvast ära või? Tule mul just praegu varvas sinine. On või? Ja enne oli kuidagi eriti valus, aga ma lõikasin küüne ära, nüüd on normaalne. Küüs hakkas sisse kasvama? Ei, vaata, see oli nii pikk küüs, siis see valu läks sinna küünde edasi, vaata. Aga nüüd ma lõikasin selle libahundi küüne maha ja nüüd on normaalne. Ei, mul on lihtsalt see, et praegu ma tean, meil kolime ja seal on nii palju sitta ja kogu aeg see floor plan muutub, ja siis ma löön nii tihti oma varvast ära. Ja mul on see bitt on ka YouTube'is vaadatav, see mingisuguse väikse varba bitt. Võite vaadata, otsige üles. Vaadake mu bitti. Ja mul tuli meelde, et sellega, et mina löön hästi tihti oma varvast ära ja siis ma millalgi, kui ma eestsat korda tegin seda bitti või teist korda või millalgi mu sõber nägi seda Kaarel. Ja siis oli nii, et nagu, millest sa räägid, nagu üldse ei suhestunud. Et mingi varba ära löömine, et nagu jäi mulje, et ta pole elu sees varvast ära löönud, et ta ei saa aru nagu üldse, mis jutt on. Et nagu, kuidas nagu, et täielikus segaduses, et millest sa räägid. Vaata, et vahel tahad nagu nõu anda, et nagu, et inimesed vist ei saa aru, vaata. Tuled nagu soovitama, et äkki on see, ta tõenäoliselt ei mõelnud seda, aga lihtsalt oli, et ma ei saa aru nagu, sest ma ei suhestu üldse. Mis see siis? Ei, ma mõtlen, et sul on ju ka vahel juhtub ju, lööd varba ära. No praegu ma räägin, varvas on lõid ära, küüs oli pikk, läks veel hullemaks, on ju. Siira. Ei, sa pead nende kuradi ma selle tööturvalisuse jalatsiga käima. Ja õlikindla tallaga. Ja sellega pead käima kodus ringi. Aga kirjutage head kuulajad. Ma ei tea, kirjutage. On ju varvast ära lüüa või see on mingi täielik vastik on lihtsalt. Klamsi mehe mingi asi. Mina, mul juhtub kogu aeg mingi siukest sitta. Lööd kus, fuck, türapers. Vanasti lõin seda küünanuki närvi kogu aeg ära. Kuskile kapi ääre vastu lihtsalt lambistavad. Mõnus, siis oli ema süüdi. Keegi oli süüdi, jah. Keegi igatahes oli süüdi. Kuule, kas sa teed vist suht viisakalt, teed trenni, on ju? No, üritan. Kas sul on mingisugust kehavalud ka ära kadunud tänu sellele?
ma see nädal ei ole sittagi teinud. Ma tegin mingi tabelpuki teisipäeval, kui trennipäev oli ja siis tuli see kuradi ma väike kuradi ma näfits ka ja läkski käest ära. See nädal pole sittagi teinud. Eelmine nädal suutsin 2 korda teha. Reegel on 3. No ma üritan nagu korra nädalas tai-boksi teha ja siis ma üritan teise korra nädalas siis padelit mängida, et see on lihtsalt nagu no ega see mingi meeletu trenn ei ole, aga ta sa ikkagi liigutad ennast. Ma tean, et see on üligei, see on ülivalge tegevus. Ma väga armastan padelit. Ma olen sinu tiimis. Aga see tegelikult on üli nagu, see on nagu kõigile kätte saadav. Ja siis ma ei tea, aga ma üritan ja mingid kehavalud, mul vist ei olegi niisugused. Mul on aga üks asi, mis ma avastasin mingi tänu TikTokil on see, et vaata, ma näitan, kus kaamera on. Seal on see sinu oma. Näe, et mul nagu mingi siuke asi nagu mingi anterior pelvic tilt, vaata. Praegu on siuke vats. Panen selle vaagna õigesti. Ahah, jah. Ja ongi läinud. Tavai. Et siis tegelikult peaks nagu seda hakkama treenima. Et seda posturit või? Postuuri või? No jaa, et peaks seda vaagent nagu treenima, aga ma ei teagi nüüd. Noh, ei ole nagu tegelenud. Eks sul on see steroidi kõht hoopis, mis väidetavalt Roganil on ka see, et nagu, et teeb nagu põhimõtteliselt rutiin on nagu tippsportlane, aga see punn ei lähe ära, vaata. Et see on, kõik ütlevad mingid kriitikud, et steroidi mingi jääknäht, vaata, et kunagi oled teinud, siis ta mingi gaasitab ära sul või teeb mingi kude siia, millest lahti ei saa. Vaata, ma ei ole. Mis sa teinud oled? Mis steroidi või? Sa tead ise, mis steroidi ma teinud olen. Aga seda ma ei ole vist nagu nii, eks mulle meeldiks küll, et mul see paak oleks väiksem, aga ma ei ole nõus nagu ei viitsi. Ma ei ole nii ebakindel mees, ma arvan, et ma pean siin mingi välja vabandama seda mingi steroidi kõhuna. Kuradi õllekõht on see lihtsalt ja lollid harjumused, et öösel tellin süüa ja see rüht on ka nagu kehva ja tegelikult peaks üleüldse, ma ei tea, kurat küll, kurat alati need kõige mehisemad mehed on kuidagi teisipidi kõige ädisemad. Oled tähele pannud? Sa oled mingi haige kuradi elksteigi vend, vaata. ja siis järsku oled mingi ei noh, see kõht no just sõin, jah. See ongi, ega kui sa tarbid, kui sa teed karnivoor dietit ja sa tarbid nagu kogu aeg nii palju valku, siis see ongi nagu valgukõht, et see ei ole nagu rasvakõht, et see on valgust tulnud mul. Jah, see on soolestik, puhas soolestik, see on niisugune gaas tekib seal, eraldub. No see ongi lihtsalt, et karnivoor dietis tekib, et see nagu see sama metaan, mida lehmad õhku lasevad, et see metaan jääb nagu kõhtu kinni ja see on valgukõht, see on valgukõht. Ja sellepärast mu hinge õhk ka haiseb kohe pärast hambapesu samamoodi. See on ka sama asi, et ja mingi kitseluu üdiga pesen hambaid. ja ma nagu Maos ja Tong. Jah, seal Kardi pädelis on selles mõttes, see on nüüd täielik vanamehe jutt, aga mulle jäi kuskilt silma, ja mis on jumala tõsi ka, on see, et see harjutab jumala hästi koordinatsiooni ja see on nagu forever sport, sa saadki seda teha kuni surmani põhimõtteliselt, sest on nii loose, kui sa ei hakka laamendama nagu mingi suurt kossuvendadega mängima seda üle väljaku, nii et kõik hüppavad 3 meetri kõrgusele, sest see nagu, saadki aru, et nagu mingi asja tegi vanemad õigesti, et ma nagu, kui keegi mulle jalgpalli lööb, ma saan selle nagu jalaga kätte, on ju, midagi ma olen teinud noorena, aga siis saad aru, kes ei pole noorena üldse liigutanud, kui nad hakkavad 30-selt esimest korda nagu mingit hand and vision koordinatsiooni tegema, see on nagu nii, mulle vahel läheb meelest ära, et kõik ei oska niimoodi. Ja siis mingi viskamine, palli viskamine või reketi löömine, mõnel on nagu täiesti võõras liigutus. Et nagu, aga endal on kuidagi pingsi mängid, siis jalgad päevad, kõik nagu tundub, sa ei pea vaatama palli, kui sa lööd seda, et nagu sellised väiksed blessingud, mis on tulnud noorest saati kaasa nagu. See on jah, mul noorena oli ikka väga halb sellega, et räägimegi lapsepõlvest. Mait Vesker, te olete juba siin meil saates. Ja no see oli halb, et kuidagi ei pidanud lugu spordist ja mingi hilisemast teismeas oligi nagu naersime selle üle, et keegi käis jõusaalis, vaata ise naersid jõuksi vendad üle, ise panid kuradi ma õltsi ja sabu, vaata. See on nagu ega jumalast mitte korraga.
no, ma ükskord panin ropsi ka ja sain aru, et ei iial enam. Selle mürgi jätan ma küll oma elust ära. Aga jah, nagu Liis Lemsalu. Ja, Just. ja siis sellega oli kuidagi, nüüd on vaata see, et peaks liigutama, aga see kombo, ma peaks ikka nagu nii palju tublim olema, nii paljudes asjades. Et ma nagu, jah. Mul läks puht selle, ongi vist, ma ei alustanud sellepärast, ma jälle tahtsin, et veidi mingi kuskil veidi alla võiks võtta, mis iganes, mul ei olnud see, mul võiks käed suuremad olla või midagi. Siis lähed teed veidi trenni ja siis saad aru, et kõik mingid seljavalud ja asjad kaovad ära, sest et mul oli reaalselt samamoodi küüniliselt vaatasid neid sporditüüp poisse, ise olin väiksena tegin mingi, ma ei tea, 8. klassini mingit kergejõustiku trenni või ja siis vaatad nagu, keegi on päriselt tegeleb spordiga või, ja siis lähed oma filmi kunsti peale ja snoobluse peale ja vaatad Bergmani filme sõpruses ja oled kuradi vanaisa Sineliga käid kinos ja sul oli Sinel või? Kas sul oli ikka niuke, et oli kuni põhimõtteliselt saab ääreni üle põlve ja napilt, jah. Tumesinine mingi kuskilt saadud ja ikka juukselokk mütsi alt väljas ja käid seal kuskil kinomajas. Ühe vea ma leidsin eriti hea jope endale. Ja siis ma läksin seal Hilp-Harakast mööda, ma ei tea, kas sa mäletad. Mäletan. Van Graali kõrval. Ikka käisin sealt neete soetamas. Ja siis ma ostsin sealt konfederalistide lipu. Sest see mulle meeldis lihtsalt visuaalselt. See punane ja siis sinine rist, valged tähed peal. Tuleb välja, et see on mingisugune natside sümbol ka. Ja siis ma käisin üritustel, kus enamasti oli punkarid. Nagu mingid olidki seal kinomajas, seal Laial tänaval või Pikal tänaval, mis see on see. Seal olid mingid seansid, nagu mingid jälle kuskil lahe mustvalge film leitud on ju, siis mul on vaja kindlalt kohal olla seal. Ja siis see jope, velvet alt laienevad, velvet püksid, muidu full hipi ja siis jopel on Confederate flag. Ja said punkaritelt, said neid nagu pilke, see on vist mingi neonatsi nagu embleem vist. Ma ei tea, kas see mingi üsna konservatiivne lipuke vist, jah? Niisugune näitab väga tugevat nagu valikut, mida ma tegelikult ei teadnud, et ma teen. No võib-olla sina ei vastuta, äkki Hilp-Harakas vastutab, et nad sellist sümboolikat lahedas pungi filmis, pungi kohas nagu müüvad. Noormees, teate ikka, mis see tähendab? Jaa, mul oli endal ka ju see, ma üritasin seal, vaata see mingi flott, nagu see kuradi nõuka aegne mingisugune mereväe siis jakk. No näeb hästi. Mingi hõbedane või? Ei ole. No ta oli ikka must ja siis oli mingisugune suur mingi logo ja topelt need nööbid, kuldsed, ilus jakk. Ostsin mingi hinna ees selle kusagilt mingist vanavara mingist sitast, vaata. Mingisuguse veits pahura mehe käest, vaata. Ja siis natukene käisin sellega ja siis just nimelt mingid parmud ja nagu mingid sellised eluheidikud, nagu neile jäi see ette, vaata. Poiss, aga tead ka, mis see sümbol tähendab. Tegelikult on üldse mingisuguse mitteeksisteeriva armee sümbol, et mis see siis üldse nii hullult peaks tähendama. Kuradi Vene sõjaväes panime kuradi seina äärde. 2 eurot on või? Ja siis ei saanudki käia sellega. Eks see kaalus ka mingi 6 kilo, see on minu suur moeohverdus. Aga kas see läheb selle alla, vaata, kui need impersonating an officer on Ameerikas see, et sa võid reaalselt vangi minna, kui sa jätad mulje, et sa oled mingi sõjaväelane ja siis käid avalikus kohas vormiga, mida sa pole tegelikult välja teeninud. Ja siis nende jaoks oli sama asi, kuigi see on nagu 30 aasta tagune asi. Ja võib-olla on tõesti, et see on vorm, mida ma ei ole välja teeninud, et see on kõrgem ohvitseri jope, mis sa oled ohvitseri siin. Ja siis nagu, no mina ei tea, kui väga ma ohvitser välja nägin nagu oma kuradi üliskinnide pükste ja trakside ja siis sellega või. Ma ei tea, võib-olla ohvitser pederast. Kaheksid sa kuulda, mis mu komraadid ütlevad, kes Põhjamere põhjas praegu on selle kohta, et sul selline jaa, no mingi siuke, aga just nimelt parmudele jäi see nagu ette. See näitab ühiskonna kriitiline kokkuvõte, et ikkagi endised sõjaväelased ja riigiteenrid on hüljatud Eesti riigis. Jah, nii nagu pärast Vietnami sõda. Täpselt, saamegi tuua siit paralleeli.
ma ei tea, ise oled seal sõjaväe pensioni peal, siis päris lihtne parmu panna . Jama on see muidugi, et sa jääd võlgu kõikidele oma teistele parmudele ju. Tead, mitte sa ei jää võlgu, vaid et kõik teised võtavad sult võlgu. Mul on mingi parm sugulane, see mingi kuskil seal kuradi Raplamaal vaata on. Ja siis tal nüüd tal mingi jalg ei tööta enam eriti hästi, siis ta andis oma siis sõpradele kaardi vaata, et tooge mulle ka viina nagu, et mul karki võtta alla, noh. Siis tõmbasid tühjaks ta selle töötu abiraha sealt pealt. Mõnus on ju, siuksed väiksed sõbrad. See on hea, ainult sularahas. Annad nagu 5 kaupa, et tooge üks, võtta 1 euro eest, võtke endale jäätis väike. Nagu ei ole sularaha. Kunagi ka mingi vend, ka jälle mingi tore sell, kellega sai lapsepõlves hängitud selle asemel, et siis ilusti kooli minna, läksin reedel siis päisepäeval jooma selle venna juurde, vaata. Ja siis see tahtis Counter-Strike'i mängida ja siis tal oli ka üks punkar, naaber oli. Meil oli mingi huvitav nimi oli ka selle punkaril, võib-olla varsti tuleb meelde. Ja sükst bändi tegi nagu Delirium Brothers. No anyway, siis selle käest tahtis kaablita, sa ütles, et 50 vaata. Ja siis ma andsin talle oma kaardi, ütles, mine võtta vaata 50, siis 50 krooni välja siis. Maksame selle Counter-Strike'i kaabli seal kinni siis ilusti, et maksad ju tagasi. Senimaani ootan muidugi, aga siis lihtsalt tuimalt võttis soti välja, ma ütlesin, et kuule, sa võtsid 100. Ei võtnud, ma võtsin 50. Nagu seal pangakonto välja võttes ei oleks see selgelt näha, vaata. Ei ole. Ei ole. Aga ta võis ka olla 25 krooni ja 50. Jah, see tundub loogilisem. Sest 100 krooni mul ikka naljalt ei olnud arvel. Aga et 25 krooni ja ta võttis 2 korda rohkem. See võib küll olla, jah. Vaata, kes 50 peal oli? Rudolf Tobias. Okei, see nimi ei olnud kunagi meelde, see oli kõige siuke. See oli mingi helilooja või midagi. See on möödas, meil on nüüd euro. Selle peale ei ole kedagi. Ja raha peale ei peakski kedagi olema. Me ei tohiks raha üldse panna sellises positsiooni, et üks on tähtsam kui teine kuskil raha peale. Mida Kristjan Raud tegi sitemini kui Karl Robert Jakobson, ütle mulle. Ja miks Liidia Koidule nii kõrge kohas? Jah, kui ta on naine. Täpselt. Ja kõik, aitäh. Ei see. Aga see. Kas sa kooli ajal mingit bändi tegid või? Natuke tegin, jah. Mul tuli lihtsalt meelde nende mingite kuradi joomiste asjadega. Aga ma ei jõudnud kunagi nagu, ma tegin ikka siin vahelduva eduga mingit bände, aga ma ei jõudnud sellega kunagi nagu kuhugi mingi VHK vabalavalt nagu väga palju kaugemale ei jõudnud. Et see ülikooli ajal isegi tegin ja siis isegi oleks võinud mingi sisse saada sinna, aga ma olin kuidagi nagu nii loll sellel ajal ja ma kuidagi arvasin, et this is it, vaata, et now or never, I can see the breakthrough coming, vaata, et nüüd tuleb teha täiega, aga siis teiste inimeste nagu prioriteedid harva on täpselt samad. Just. Et teised võib-olla tahavad natuke bändi teha, vaata. Ja neil on võib-olla mingi muud huvid üldse ja mida iganes on. Ja siis ma kuidagi jätsin selle soiku, arvasin, et minu saatus on läbi bändimehena selle asemel, et lihtsalt kuidagi edasi teha mussi ja võtta seda kui loogilist asja, et bändid lähevad hästi tihti nagu bändid ei tööta, vaata, et see ongi üks mitmes ajast, et see bänd sul tööle hakkab. Siis ma ikka mingil määral tegin, jah, aga bändi sellest nagu ei tulnud ja nüüd on tead, kuradi, vaata, siis oli nagu äge, nüüd on juba nagu häbi, vaata, et oled bändis. Aga nüüd ma ei vitsi enam pingutada ka, et kui on mingi jutt ja kokkulepe, et davai, teeme siis jämmi ja midagi võib-olla lepib kokku, tead, et keegi niikuinii ei tule, kõik niikuinii unustavad ära, siis ma nagu praeguses seisus, mul on nagu piisavalt palju teha asju, et ma nagu nagu ülemäära pingutama ei hakka ise, et seda proovi teha, vaata. Muidugi, jah. Mul oli siin samas ruumis mingi aitasin sõpru välja, neil oli vaja teha mingi koolitöö jaoks mingisugune live-salvestuse nagu siuke sõbrad käivad koolis või? Jah, no
siuke mingi mikrokraad või mis need on. Okei, nii. Ja siis siuke live salvestus, et sa ei tohi põhimõtteliselt pead heiblit paika panema, mingid kompressorid hiljem ei tee, pane lihtsalt puhtalt nii nagu salvestad, nii peavad esitama seda pärast. Hiljem tweakida ei saa. Ja siis siin oli see, et see üks tüüp mängis veits trumme, teine törtsu klahve mingi paar akordi ja siis ma olin bassiga ja siis akustilisega hiljem tegin me 2 rekki ja siis saad aru, et täitsa kuradi meeles on asjad raisk. Oli nagu mingi, vaata, et tegime Knockin' on Heaven's Door'i, nagu seal pidi lihtsalt tee mingi pohhui lugu sisse lihtsalt, et saaks nagu tehnilist poolt harjutada, on ju. Siis võtad kuradi Knockin' on Heaven's Door chords Google'isse, vaatad, mis need siis olid, käel kõik lihasmälus alles nagu lihtsalt võtad kätte, lihtsalt teed fucking hell. GC-d ja teed mängida. Täpselt nagu leve, kuradi, oleks nii naised ruumis olnud, oleks nagu poleks üksi kuradi koju läinki. Aga ei, see kuradi sama, eks ilmselt mul ka meeles. Nüüd muidugi see jama, et ma mängin ka nagu nii-öelda bass on siis see pill, mida ma nagu kõige paremini oskan. Slapid ka või? No ikka. Aga saa ka või? Aga üldse ongi see, et kahjuks on see selline pill, et iga teine inimene oskab ka seda. Ehk siis mul nagu mingisugust nagu seda leveraaži. Jah, ma mingit nagu väärtust endas ei kanna bassimehena, et ma pean ise siin kossa minema ja paluma. Laske mängida. Ei, see võiks olla, sinu see boonus, mis sa pakud, on see, et rahvast tuleb saalina. No jah, tõsi ta on, jah. Et aga seda ma saan tõesti pakkuda. Ma see triibupastaga seal midagi seal proovisime, üritasin natukene, ütlesin, et Fredile ma tõksutan siin natuke seda bassi sünti. Seda sujuvalt lükkas mu nahku nagu kassi sealt, vaata. Tegi ikka kõik ise ja siis mul oli nagu see tunne, nagu oleks kuradi ma vaata siis kui lapsena Mairo juurde RuneScape'i läksin mängima ja siis lihtsalt pidin pealt vaatama, kuidas Mairo mängib, vaata. Siis Mairo kombat oli nii palju kõrgem. Oli ka nagu narr tunne, et mida vittu ma siin teen, on ju. Ei, boy pepperoni, ma tahaks ka veidi tump. Ja ei saa, ja lihtsalt ei lasta. Ei usu ka, vaata, et ütlen, et tegelikult olen nagu mänginud. Enda ei usu, vaata. Mine putsin. Hakkame siin nüüd ühendama mingid helikaarti sinu jaoks. No jah, oleks sündi pealt isegi võinud, aga okei. Ja siis tegelikult oli mingi plaan siin sõpradega, et teeme jämme ja no siis tegelikult viimane kord oligi minu süü, vaata see, et ei tee, sest ma olin nii väsinud mingist asjast juba. Fennist nii väsinud. Jah. Fennist ülepand jälle. Fennist ülepand. Lege maiduki jääb jälle hiljaks. Fennist, mingil võttel jälle otsustasin olla, vaata, vaata. Tegelikult oli lõbus, aga mingi musavideo võtte, kus sa oled nagu päev enne mõtled, türa ma muidugi jah. Please jää ära. Aga ma nii pikalt on vihanud igast firmabände ja kuradi projektibände ja kõik, kes on üle 30 ja teevad veel bändi, mis tegelikult ei ole bänd, vaid nagu lihtsalt jammivad proovikas kuskil ja kõigil on Ibanesi mingid eriti sangaga kitarrid, Steve Way editionid või mis iganes. Sest nad saavad seda nüüd lubada. Kogu Dream Gear on olemas. Lapsega pole 3 päeva rääkinud, aga vähemalt on bändiruume lahe on ju garaažis. Ja ma olen nagu südamest, ma olen nagu niimoodi, andke alla juba on ju. Aga nüüd tegelikult nagu ma olen nii harva mänginud, et kui me seda väikest jammigi tegime, isegi 3 nooti mängisin, lihtsalt 3 mintsa järjest, mingi variatsioone sellest. Fucking fun tegelikult on fun ja siis saad aru sellest, mis on nagu see shit, see sünnib siin koha peal. Ma ei ole seda tunnet väga ammu tundnud. Ma ostsin endale isegi nagu uue läpaka, tõmbasin, mõtlesin, et ma olen nüüd, saad aru, et ma olen nüüd established mees, vaata. Et no ma kiiremini meile saata. Ma saan valida, kas ma käin jala või sõidan taksoga, vaata. Ma olen siia jõudnud oma elus. Siis tõmbasin, ma isegi ei piranud, ostsin selle Logicu, vaata. Millal viimati lahti tegin siis? Pole veel installitud. Ja ma tegin nagu vaata, kui ma neid Sony videoid tegin, siis ma ühe video taustaks tegin ise ühe selle psüütracki, vaata. Tavai. Siis nii palju tegin, aga fuck küll, ei jõua, Aga veits on see, et ma ei tea, palju me peame siis tegema, Kas sul ei ole nagu see, et see on nagu, et see maht asju, mida sa teed,
et sellest nagu rohkem ei jõuagi teha või? Ei, ma olen veits võib-olla nurka mänginud ennast, et nagu mu isa kogu aeg ütleb, no kulud on nii suured lihtsalt. Kulud, noh, tegelikult elan lihtsalt elu, mida ma ei tohiks elada, aga kulud on nii suured. Ja siis mul on see, et noh, tegelikult on see, et ega kui ma tahaks ainult stand-upist ära elada, peakski iga aasta ühe tuuri tegema. Nagu kõik teised teevad? No põhimõtteliselt mõned, no et aga õnneks mul on mingid teised asjad ka, ma ei tea, ideaalis ma ei teeks mingit, et nüüd hakkan mingit kellegi teise seriaali monteerima selleks, et mingeid arveid maksta ideaalis, on ju. Nüüd äkki paar aastat inertsist paneks nüüd edasi, on ju, täistuuridel stand-up ja õnneks on see sotsmeedia asi, see kaob varsti ära, ma kardan. This too shall pass, ma olen pessimist for life. Aga mis põhjusel? Sul ju follower tuleb ainult juurde, mis põhjusel sa? Ma ei teagi. Ja Eesti mõistes sul on ju nagu see masamarst oma 10 tonni kätte, siis on juba esimene milestone, on ju. Eesti mõistes 30 000 on ikkagi väga palju follower'e ju. No, jah. Ja ma ei teagi, miks see on. Plus sul on original content. Vaata, mis mingi teised teevad mingi challenge häid. Mingi kuradi Goodman Productions loobivad 11 jahuga, vaata. Nad just eile, kusjuures, see on hea kokkusattumus, eile kommenteerisid Oomipoe klippi alla. Nad olid laikinud ja no see on kõva klipp ka muidugi, aga kõva klipp selle viimasele, et oota perse. Mis nad siis, vaatame ära selle klipi täispikkus. Nii, newest. Goodman Productions, aeg endale märkmeid teha. Good job. Ehk et tõesti. Ja nüüd lihtsalt ahvivad sinu seda varsti. Naljakas paps, Euroniksi paps. jah, no see on jah. Ei, no nemad on tegelikult selles mõttes müts maha, et nad on nagu tublid. Ja nad on väga aktiivsed. Aga nagu jah, et ma arvan, et võib-olla see sisu poputame ise endid, aga meie suurepärane ja väga omanäoline sisu võib-olla ikkagi võiks meil hoida sees neid sotsiaalmeedia neid, aga seda ei saa mitte kunagi, vähemasti ma ei mõta seda kui nagu main geekina, ma seda küll ei taha. Ja. See on õige, kui iga päev võetakse. Seal on see, miks ma võib-olla kardan, on see, et mitte ei karda, see kõlab nagu mingi kuradi tussi jutna, ma ei karda midagi. Mul on rind kummi sees, miks mul on kahtlused, et äkki see ei ole forever, on sellepärast, et nagu see kõik pöörub sinna poole, et sul ongi mõttekam firmana teha nii, et sa teed oma töötajatega mingid trende lihtsalt ja inimesed, mul on jääb alati karp lahti, kui on mingi full trendi järgi tehtud või kellegi pealt kopeeritud klippi ja siis on 70 000 laiki ja siis kõik eestlased, kes on niikuinii igapäevaselt kogu aeg telos, ei ole näinud seda trendi ja siis on nüüd, fucking genius, te olete geniaalsed, veel sellist palun. Ehk siis see on firmadele, see on nii, et sa töötajal annad 50 boonuse või oma enda firma kuradi kinkekaardi ja siis ole meie klipis ja need võivad töötada sama hästi kui see, et sul on mingi C-klassi celebrity kuskil taidlemas nagu. No ikka B kindlalt. Aga see on tegelikult, nüüd see on, ma ei tea, see on nagu siuke nüüd sa ei tohi neile öelda seda, see on pigem. No tegelikult ettevõtted võivad teha küll seda asja, kui sa teevad oma, aga kui sa oled ikkagi professionaalne koomik ja rääkimata veel sellest, et monteerija ühes inimeses, et siis see lihtsalt see võib-olla need vaatamised on samad, aga see klipp jääb inimestele nii palju rohkem meelde kui see üks hall mass. Täpselt, ja see kergitab ka teie staatust, teie konkurentsis, et kui te ikkagi saite lubada endale ühte Mats Naani nimelist talenti. Õige, seda kindlasti on. See on sama, et kui mõni tellib oma sünnipäevale Smilersi, siis see ei ole see, et ta on Smilersi fänn, vaid ta tahab näidata sõpradele, et fucking ma sain 20 kiloga Smilersi omale lubada. Mida sa saavutanud oled? Fucking loser. Ei, aga täpselt nii ongi. Aga aga täpselt niimoodi see ju ongi, ega selles mõttes, aga ei, ma ei vaevalt, et see sotsmeedia asi ära lõpeb, aga seda main geekina ei tohiks võtta. Aga vaata, kui mõttetut sitta tehakse mingi tulime siis täna Lidelisse ja ma võtsin siit need väga mõnusad kapsad. Võtsin siit Lidelist siis need mõnusad kapsad ja nüüd ma võtan veits odragruupi, ma teen kapsa odragruubi hautist. Ja kommenteerijad on selle projekti juht sealt agentuurist, Lidl enda turundaja oma erakonto alt. Ja siis turundaja sõbrannad kõik, kes teevad ka, et appida seda engagementi, sest see turundaja on lihtsalt spämminud oma sõbrants, et please kommenteeri. See on mingisugune tühjast õhust võetud lause mingi. Nii cool. On olla Lidl. Ja see on
et see on jah, see on ikkagi meie teeme ikkagi kunsti. me teeme ikka väga suurt, väga parukas pähe ja fagit käib väga suurt kunsti teeme ikka. Meeletut asja teeme. Me tegime koos ka ühe projekti, võib-olla vaataja ei tea, aga me tegime punane pill campaign'i. No eks miks see ikkagi nii hea on ikkagi see, et me ikkagi koos tegime. Koos tööna. Üldiselt ma tõmbun eemale alati siuksest asjast, sest see kuradi creative mindide ühine tegemine, see võib olla nii lõpuks kurnav, et sul on lõpuks konsensusest kopp nii ees, vaata. Ja siis on lihtsam lihtsalt ise ära teha, ise filmida, ise monteerida, ma ei hakka seletama mingile tüübile, kuhu kaamera panna, teeme lihtsalt kiirelt ära. Aga seal nagu toimis hästi, sa panid ise nii palju juurde sinna asju ja nagu kõige tugevad klipid on need, mis tulid sinu pealt. Aga mul oli lõpuks seda teha, et mul on ikkagi väiksed minitraumad, kus mingi ütleb ei, muidugi võib ise mõelda. Mul tahaks ju, et asjal oleks mingi, et mul oleks mingisugune loominguline väärtus või hea tunne sellest. Ja siis muidugi võid ise teha. Ja siis tegelikult ei või, vaata. Tegelikult ma nüüd lihtsalt tegin joonlaua järgi seda, mis sa ütlesid. Ja siis sa veel üritad seal vaata nagu nonchalantly vaata, kuule, me mõtlesin, paneme järgmised 4 aastat need videod, et andsin lihtsalt teada davai, et see on nice. See, jah. Ei see reklaamivärk on, et ma ei tea, ühtepidi nagu veits mõtled, et mine pekkigi, et ma võiks ise ka seda sitta välja suruda endast, vaata pastakast mingit suvalist peeru pumbata, aga nagu ja siis 30 tonnise arve esitada, aga teisalt mõtlen, et putsama ära, ilmselt ma oleks nagu miserable, kui ma peaks seda tegema. Igapäevaselt olema nagu see täislahenduse reklaamimees. Aga teisalt ma olen kade ka, vaata. Miks sul see privileeg on, vaata? Miks sa võid seda teha? Ja. Nendest on kahju, kes on võib-olla 15 aastat tagasi olid nagu Eesti suurima agentuuri bossid ja nad ei pannud raha kõrvale piisavalt, sest praegu on kõik veidi hääbumas, on veits näha nagu. Et varem sa said mingi ühe suurkliendi pealt kogu oma aasta ära elatud ja lihtsalt elad nagu fucking haiget rahhi nagu. Ja nüüd on see, et tõesti igal, ongi, vahel on üks projektijuht, kes vahendab seda, et ma suhtlen mingi sotsmeedia inimesega, ma kirjutasin Naanile, võtsin kirjuta mingi lahe asi, meie saame kuldmuna endale, kui võidame. Ja see on jälle ebaaus. Ja siis teisalt on veel nagu tegelikult vist on, jah, mulle tundub, ma ei ole mingisugune reklaami ekspert, vaata, et ma olen siin oma neid koostöid teinud. Nüüd tuleb väga industry heavy jutt. Aga mul on nagu tundub, et see vist on tõesti nagu megalt killustunud, et keegi enam nagu naljalt mingit suurt reklaami ei telli. No praegu käib vist Telia või Elisa Edaine setiga mingi 15 magamata Teliat või midagi. Ma nägin seda Giant Ass need suured bännerid, et kui nagu Telia vist ja kes see üks veel, mingisugused Olerexid ja no LHV teeb suur ja et see on ka siuke, et nagu ta närbuta ja vaata, mis me tegime. Millal sa viimati 100 tonni reklaamile panid. Fucking vaesed. Nüüd on jah, see asi on muutunud, et sotsmeedias mingi vend teeb kuradi, ma lihtsalt selle moblaga isegi gimbaliti viitsi võtta. Suva väriseb, ongi autentne. Ja, see ongi kõige autentsem. Lükkab Vivat Peti nokaka pähe ja nii see elu läheb. Aga jah, aga no ma ei tea, reklaam on ikka vist kõige nagu õhum asi ka, et kui otseselt müüki ei tule, siis ütled, et oligi see brand recognition. Ma ei tea, kuidas ma käituks, kui mul oleks mingisugune, ma ei tea, 100 kilo aastas kasum firma nagu. Kas mul on see, et siis mul oleks see, et siis pole vaja nagu mingit brändi, nagu miks ma maksan veel pool sellest kasumist reklaamile, vähendan oma kasumit, et hoida brändi veel teadlikkuses, kuigi mul äri läheb niikuinii juba hästi. Ja see on ka kõik küsitav, jah. Aga ära räägi neile seda juttu, ma tahan. Ja tähendab, kindlalt on vaja hoida ikkagi pilpal. Ei, no selles mõttes sotsiaalmeediat on sul vaja igal juhul, et ja kui seda kui sa tahad mingit üheülbalist värki, eks sa siis võta need diletandid, aga eksperdid istuvad siinpool mikrofone. Ja kui Telia, te võite ära jätta ühel aastal selle kurva jõulukampaania, mis teil iga aasta on. Teeme ühe rõõmsa sulle. Teeme ühe rõõmsa. Viska kilekotti 5 kilo mõlemale. See on juba
20 korda odavam, kui see oleks ja maksnud. me teeme meeleldi. Me teeme meeleldi, ütle, kas tahad vertikaalis või horisontaalis. Läheb telesse ka või mitte. Jah, kas tahad püsti või pikali seda saada ja ma ei tea, Mattias ei ole nõus, aga mina olen nõus jõuluvanaga olema, et mul on nagu selles mõttes. Ma olen siis Sniguratška praegustel rasketel aegadel. Kuule, jumala hea jõuluepisoodi lõpupunkt minu meelest. Thanks, tulid ja ma eeldan, et maiduk.ee või miski landing page. No see peab, tähendab, ma teen valmis selle ausalt. Aga mis sa teeks, kui sa teeks? Maiduk.ee, mul on juba olemas see domeen. Siis mul oli isegi see e-pood, mis nagu hui tegelesin sellega. Ja siis nüüd mul on uus see mingi, no ma pean uuesti, maiduk.ee ja ostke pileteid ja tellige reklaame ja... Just, ja oota, mis ma ütlesin, millal... Nii, ja jõulude puhul siis, jõulud olid siis ära nüüd, kui inimesed seda kuulavad. Loodan, et teil oli kena jõuluaeg, head vana aasta lõppu ja ilusat uue aasta algust. Loodan teid kõiki näha esimesed 2 nädalat MyFitnessis niimoodi, et inimesed ei mahu enam sisse. Tehke nii palju uusaastal lubadusi, et mõnest isegi pead kinni. Just. Elu on rock'n'roll, elu on glamuur. Mina sõidan enda koerakuuti tagasi ja Mattias enda paneelmajja. Eestis tasub olla kuulus. Aitäh. Ja minge ka huumoriklubi või Punso huumoripühadele. Ja mingi sinna ka, see tundub väga lõbus. Huumoripühad 26 detsember kuni 30 detsember, ehk siis homme veel ja homme ja ülehomme veel jõuate. Jaa, igasugused asju ja aastavahetusel, see on, me oleme nagu ei kellegi maal aastavahetusel, tee mis sa tahad, nagu seadused ei kehti, purge, löö naabrile lõuksi pohhui nagu homme klati. Ma olin ütlemas, et tarbib mõõdukalt, aga ära seda pehmo juttu kuula, aitäh teile. Aitäh, tšaugi! Mellipäev, mul on